mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid kuulavad ja vaatavad. Mehed ei nuta eetris. Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest ja ka igalt poolt mujalt ja ta, nagu ma peaksin kuupäeva ütlema, aga ma põhimõtteliselt ei tea, Tarmo päästa välja. 20. on täna. On või? Täna on siis 20. veebruar. Jah, näe, vaatad kella pealt, 20. No ei ole kella, mis ma peaksin kellaga. Nii, aga kella hakkab tühjaks saama, 8%. Kas sulle sinu kunagise golfarikarjääri jooksul kõikide nende triumfide käigus ei kingitud vähemalt 7 kella? Ei, tähendab mitte ei kingitud, vaid ma võitsin Raimond Veili kella, mis maksis umbes auto hinna, kasutatud auto hinna, aga ei saa kuskil alles, aga ei viitsi kanda kella. Nii. Vaat nii. Ja enne oli siin itsitamist palju, et jutt käis saunakultuurist ja kus läksid siis Tarmo ja Peebu suusad üsnagi risti. Meil oli ka kiri selle kohta. Mis risti? Ma ei saa aru, miks ma peaks ennem Leili võtmist ennast nagu märjaks tegema. Ma sellest ma nagu aru, ei saa, mis point sellel on. Tarmo. Täitsa mõnus point on, mugav on lihtsalt ennast loputada enne. Täitsa hea on seal saunas olla pärast. Ei pea ootama seal kuidas kuivana, mismoodi sa seal siis märjened. Ma saan aru, et sinul nagu sa nüüd saate algusesse sisse jooksid siia, et sinul hakkab kohe purskama see higi välja. Mina ootan, kui Leili aur katab mu keha ja siis saan nautida seda. Hakkame sealt pihta. Aga siis, kui sa Leili viska, siis sul nagu, sa jääd kuivaks või? Ei, kuule, Peep. No ikka väga pikk, siis võtab ikka väga kaua aega. Kui kaua on? Oota, kuule, see on mingi 30-kraadises saunas või? Ei, kuule, Peebukene. Tarmo, on sul puuküttega saun või? Ei. No see ongi. Küll leiavad mehed mingi. Ei, no tal ei olegi sauna. Kuidas see sauna niiskust astet puudutab? See niiskust astet. See muidugi tekib. Seda, et sul ei ole isegi sauna ahju, kuidas sul saab üldse saun olla? Jaa, no leidsite nüüd tõesti asja, millest tegelikult ka, see on niivõrd kuiv leil ja seal lähebki umbes korradima 2-3 sa ei ole käinud ikka piisavalt saunades lihtsalt, siis kui sa räägid mulle sellise üldistusega. Olen, kahjuks olen. Aga mis sa siis pead ootama mingit Leili auru, et märjaks saada? Mis on igipoorid ei tööta või? No järelikult, jah. No järelikult ei tööta, ma ei tea, mis mul viga on. Ei ole küll niimoodi, et ütleme seal, kui ma istun, siis ütleme seal ikkagi lava peal ikka tekib ikka loik nagu selle koha. Nii, aga nüüd minust me oleme nagu selle vestlusega ikka täitsa valesse lahtrisse läinud, et kui me juba ette võtsime selle, no siis oleks kohane see ajend ka ära mainida, see on see, et me siin umbes 2 minutit enne saate algust tuletasin Peebule meelde, et ta lõpetaks oma kirjarubriigi bossi omavoli ära ja ikkagi ka nagu loeks ette ka need kirjad, mis eelmises saates jäid lugemata, ilmselt kuna Peep ei tahtnud Keila teemadel hakata seal nagu liiga palju kriitikat sisse tooma, aga meile kirjutas Valdo Põder, kes siis see on politseinik või? No täitsa võimalik, jah. Kes siis tahtis uurida Peebult, et milles asi, et Keila mehed esiteks istuvad tervisekeskuse sauna laval ujumispükstes, circa 70% kasutajatest, lähevad lavalt higisena ilma pesemata otse basseini, circa 50% laval istujatest ja käivad ujulasse tulekul ujumispükstega duši all, circa 50% ujulasse tulijatest. Ma räägin nagu siin on paar asja, Põder, kui see on see politseinik, siis ma saan aru, eks ole, ta nagu vaatles, et äkki saab teha trahvi kellegile, see on nagu politsei ma tean ühte mees, kes võiks ka politseist tööle minna praeguse olukorras. Atso Matsal. Sina ei öelnud seda. Mina seda ei öelnud. Sina ütlesid. Pagan, et sa selle jahi jõudsid juba midagi öelda. Seegi selle kohta tegelikult. Seegi selle kohta. See vana inimene ikka ütleb niimoodi jah. Kui politseiinspektor Põder, kui see on tema, eks sama nimeline mees on ka, ma tean, eks ole, olemas. Et kui tema nagu vaatas seda, siis vaatus on nagu mul tundnud nagu puudulik. Et siin üldse tekivad küsimused, et miks, tegelikult tavaline inimene, kui mina käin ujumas, ma käin ka vahest ujumas seal, käin ujumas ära ja ma olen siis sauna, kui see basseini tagasi ei lähe, siis mis sa tagasi lähen siis? Et miks peaks keegi see digi sinna tagasi minema, see on number 1.
ja seda ma küll ei julge ütelda, et seal tõesti inimesed niimoodi lähevad, nad ei loputa. See on igal pool nagu selge, et sa higisena ei saa ju minna sinna, eks ole. Seda ma hästi usud. Siis number 2 on see, et ujumispükstega duši all, ma ei tea, võib-olla on siis, et vaata, panid just ennast riidesse ja hakkad basseini minema, siis võib küll ujumispükstega käia, ujumispükst tuleb ka märjaks teha või tule või? Ei tule või? Ma ei tea. Mis neist märjast? No ma ei tea, loputad ära kõik, mis on sinna küll. Kui sul on puhtad püksid, võib-olla küll. Võib-olla küll, kui sa tead, eks ole. Aga teine, ma hakkangi mõtlema, et võib-olla selle pärast, et käiakse ujumispükstega nii siin ja seal ja saunas äkki on kellelgi mingi päts püksi jäänud. No kunagi ei tea, eks ole. Aga mis puutub nüüd nagu seda saunalaval käimis, mina seal Keilas käid ka ujukitega, mis see pole mingi saunas käik. Kuule, saunalaval ei käida ujumispükstes. Kuule nüüd. See, et sa tuled mingiks basseinist ja lähed sinna mingisugusesse üldkasutada sauna, see pole mingi saun. See on lihtsalt nagu, et okei, käin korra siit, astun siit ka läbi, meil on seda aurosaun, lähed korraks sinna, hingad seal 3 korda sisse, köhid ära, lähed välja tagasi. Ja samamoodi seal oled, ega sa üle 1-2 minuti seal ju saunas ei ole. See on nagu mõtled, saun on ikka see, mis sa kodus teed. See on nagu päris saun, eks ole, seal sa oled kaua ja võid pikutada, võid kükitada, võid ma ei tea, mida iganes seal teha ja sinna vaat keegi päris saanud ujukitega läheb. Seal on minu teada ka siiski tervisele kahjulik element täiesti juures, et kui sa lähed nende basseini klooriste pükstega sinna sauna lavale, siis hakkab see kloor nagu auruma ja auruna on see kahjulik. Nii sulle kui kaassaunata. No kõik on kahjulik võib-olla. Aga ma tean, mõnes kohas on näiteks meeldetuletus, et ei tohi ujukitega minna. Keilas ka mu teada. On või? Vast ei ole, kas Valdo Põder ei kirjutanud? Ei võib-olla küll, ma pole silte vaadanud. Aga näiteks, kui ma hiljuti käisin Pühajärvel. Ei, vastupidi, Valdo kirjutas, näed, et teil ongi siukest reeglit polegi. Reeglit polegi. Näiteks, kui ma hiljuti käisin Pühajärvel, siis mul sealt tuli meelde, et seal on nagu see silt kohe, see Pühajärve spaas on hästi nigel muidugi, eks ole, ülinigel. See väike saunaköks seal, aga seal on vähemalt see kohe hüppab see kleeps hüppab sulle või silt hüppab sulle näkku, et mitte minna. Seal on ka spetsiaalsed paberid, mida sa saad siis tagumikud alla sättida. Aga viimane kord, näiteks ma mõtlesingi, et peaks tegelikult pöörduma võib-olla Ameerikases kohe kohtusse andnud. Viimane kord, suht lõpupoole, paberid polnud. Istun sinna ja kõrvetasin ära ennast. Nii tuline oli see, tead. Lava tõid ka mingit valest materjali või vale mingisuguse asjaga üle immutatud. Tulised on ja paberid polnud, pidin seal niisama istuma, pärast see tagumid punane, oleks teinud pildid, oleks saanud võib-olla kõva valuraha sealt kätte. Kindlasti. Ja Ameerikas oleks päeval 3 miljonit kindlasti. Et selle võib veel ette võtta, see on kindlasti tagasiulatuva jõuga, siin pole 6 aegagi veel möödas, et saab seda teha veel. Aga huvitav jah, kas Valdo on seesama Valdo, keda me mõtleme, sest lõppu on ta ikkagi pannud nagu sellise oma kohtu üleskutse lausa siia, et all pesuruumis võiks olla üks kõva käega koristajamutt, kes igale sellisele töllakale märja põrada katsuga üle küüru annab ja nad elementaarseid hügieenireegleid järgima paneks. Vanasti, kui ma käisin seal noore posina, meil omal ei olnud kodus siis sauna, sõitsin rongiga siis Keilasse sauna ja seal oli see linnasaun, oli seal raudtee ülesõidu kõrval. Ja see oli muidugi legendaarne koht, seal ühed samad vanamehed olid, kes seal laval kõrgemal istusid ja vihtlesid ja seal õlut jäid ja mingid roppe nalju tegid. Aga siis muidugi üks legendaarne oli muidugi alati ka mingisugune mutt, kes mööda seda pesuruum, et seal nii, et võtsid kauside vett, istusid pingi peale ja siis matšalkaga ennast nühkisid, pärast käisid korraks tussel, lasid siis selle vee peale. Seal kogu aeg käis mingi mutt seal ringi, küll koristas seal kappe, küll kappide vahel, küll käis seal pesuruumis korrastamast ja et see võis märjalapi küüru panna küll, kui see kuskil valesti oli. Siiamaani ma ei ole küll ammu sattunud, aga kui ma siin... Sa oled ükskõi saanud veel olemas? No selles mõttes, et kas või spordiklubi saun, ma ei tea, My Fitness näiteks, siis... My Fitness kui naised ainult. Mis asja? Mehed käed ka või? Ole nüüd normaalne. Kas see ei ole see... mingi naisteklubi, kus võimeldakse... Ei, sa oled sassi praegu, see on ju kõige suurem spordiklubide võrgustik üldse, jõusaalide ja mis iganes, kõik võimalused seal on. Üle Eesti tohutu võrgustik. Okei, seal on saunad, loomulikult meestel riietusruum ja saun eraldi ja naistel eraldi. Aga kui ma sinna tihedamini sattusin, circa, ma ei tea, 4-5-6 aastat tagasi, siis seda, et seal meeste ruumis
mingi selline nagu kirjas kirjeldatud vanaproua seal Matšalkaga ringi tuuseldas, seda tuli täitsa vabalt ette ka meeste riietus. No väga õige, peabki olema. Ja tead, võiks vabalt olla seal Keilas ka siis ükk olemas, ega midagi sellest ei oleks. Ja tegelikult üks asi, mis ma vaatan, ma olen lugenud, eks, et on koolides tänapäeval nüüd on ka mingisugused turvamehed isegi nii-öelda palgatud ja kõik niisugust asja. Mõtlesin, et sellest samas 20. keskkoolis, meil oli see legendaarne koristamutt, kes oli all garderoobis. Nüüd nimi oli Roop, sest ta küttis kahjusid, eks ole, vana proua süke. Ja siis oli niimoodi, et me käisime poistega ikka seal väikste, ütleme, me suured poisid, väikste söögivahed, mis käisime nagu kõhtu tühi, et käisime siis leiba nagu näppamas, et saaks nagu midagi närida vahepeal. Ja siis Roop alati tuli seal, mõnikord sai meid kätte, siis seal tuuseldas, ta oli seal, ütleme, seal vist, ma ei tea, aitas nõusid ka pesta või midagi lisaks sellele. Ja see oli karm mutt. Ja siis meil oli see kitlikapp oli koridori peal. Ja siis me läksime mõnikord sinna kappi, seal olid augud sisse puuritud, siis sealt siis vaatasime, mis koridori peal ka toimub ja siis tegime igast lollusi. Ja see mutt ükskord meid sai sealt kätte, siis tuuseldas ka meid. Ja, aga see oligi, mutt oli, tähendab, tal oli käes äsas sul arjavarrega või siis lapiga ja seal oli niuke kord majas. Nii kui sa teda nägid, oli kohe joondu valvel ja sa ei proovinudki mustade jalanõudega sinna kooli tulla. Nühkisid, tead, umbes pesid ennast, tead, jalanõud tallad ära, tead, et nii kui sa porise jäljega tulid, kohe said lätaka ära ja mingit turvameest on vaja. Üks niukene koristaja mõtt kooli ja kord majas. Üldse koolis oli kord ju majas, et ütleme, kui ikka mingit pahandust tegid, ikka ette tulid, mis koolis ikka käid pulli tegemiseks, siis ütleme juba see õpetajate tuppa viimine mõne jaoks oli juba selline, et mis nüüd saab ja kui direktori kantseleisse sind viidi, siis oli juba täitsa ikkagi nagu siis oli ka kõht lahti. See oli nagu 25+5 oleks saanud, et seal nagu tänapäeval ei ole mitte mingid hirmud, et noortel sa kooli. Ei, aga mis minu mõelest on... Viiaks veel õpetajate tuppa ja siis seal võtame kõik need keemiliste lokkidega vanad mutid seal, siis üks saava sind võtavad seal ette. No siis oli vanemad koolis kohe ja... Sa mäletad, siis sealt läks veel asi edasi ja tegelikult see peaks olema ka, ütleme niimoodi, et tänapäeva kooli repertuaarist täiesti raudne asi on õppenõukogu, kuhu kotsutakse lapsevanemad koos lapsega. Ja kui on mingid pahandused teinud. Ja midagi on pahandust teinud, võib-olla ei õpi kõik nii ja sõivatakse su vanemad läbi, sellepärast et kooli asi ei ole mitte kasvatada, vaid õpetada. Ja kui su laps on kasvatamatu, haugub tunnis või teeb sealt midagi, siis on põhimõtteliselt võetakse need vanemad ette. Ja üldiselt, ja kui asjad ei parane, siis lihtsalt visatakse see poiss sealt koolist välja ja nüüd andke talle koduõpet või tehke mis kurat ise tahate, aga kooli see poiss... Pujatusse, Ja, absoluutselt, jah. Ei, aga tegelikult nii peakski. Poisid pujatusse ja Kaagverre. Ja tüdrukud Kaagverre. Ja Viljandi oli ka. Sindi. Ja, Sindi oli. Sindi sai vaata see, jah. Et nii tuleks tegelikult ka tänapäeval teha. Nii, okei, kuule, me oleme jube palju aega. Mul üks poliitrubriigi väikene mõtteke oli siin Kuklas, et ma ei arvanud, et see saunateema vallutab meie saate alguse. Mis sa tõid selle mängu? No jah, sa lihtsalt sundisid kuidagi siin selle meile peale eirates meie saate alguse kõll ja ikkagi meie kuulajatel tekkis ja vaatajatel kindlasti küsimus, mida see Peep kobiseb seal enda ette ja nii, et sealt aru saab, et midagi on mehel hingel. Aga mulle tundub sujuva üleminekuna, et just selliste ma ei tea siis, ülekantud tähenduses selliste tõeliste koristajamuttide küüsi on langenud meie valitsust juhtivad Kaja Kallas ja Mart Võrklaev, sest mis ma eile lugesin, Mart Võrklaev püüdes siis kuidagi moodi selgitada, kuidas see automaks on saanud just selline, nagu ta saanud on, teatas ja rääkis siis ja kirjutas sellist asja meil endal siin Päevalehe arvamusveebis, et tegelikult meie, ehk siis valitsus või Reformierakond või kes iganes, Mart Võrklaev ja Kaja Kallas, tahtsime madalamat maksumäära, aga tagasisides nõuti jõulisemat keskkonnamõju, ehk siis kuskil ma saan aru, siis juhivad meie riiki tegelikult siis nagu need tagasisidestajad. Ei, kuule, tuleb kohe praegu meelde Brežnevi aeg. Mäletad, kui hinnad tõusid? Ja see oli see, mäletad, kui see viina hind tõusis, võib-olla sa ei mäleta, mina mäletan, eks seal ta tõusis 3,62 ja 4,12 peal. Nii, ja siis oli lehes suured pealkirjad, et töörahva palaval nõudmisel tõsteti paljude toiduainete ja kaupade hindu
ja sinna käis ka siis viin sisse, et töörahvas nõudis, et meie ei taha nagu neid hindu tõsta, aga töörahvas üle Nõukogude Liidu ja siis oligi seal tehasetöölised ütlesidki, et viina hind on natuke madal, et ma arvan, et no riigile oleks kasulikum, kui see hind oleks kallim ja kõik täpselt niimoodi on. Ja siin oli ka, noh. Ja ei no kaks varianti, kas nii nagu sina räägid, või siis lihtsalt tulid nii-öelda koristaja muti stiilis, tuldi ja lajatati selle lapiga lihtsalt Võrklaeval kuskil nii-öelda üle küüru ja noh, talle ei jäänud muud üle lihtsalt. Midagi ei ole teha. Eks see Võrklaeva elu ongi raske, olgem ausad. Mis sa teed? Võib-olla sidusid kinni veel kuskile tooli külge ja siis seal selle meil on ka siis saate ajaloos on see märk Kalts on läbi käinud. Ei, aga ikka mina tegelikult arvan see, et kõik need talumehed, külamehed, metsamehed, kõik, kes igalt poolt on ju, eks, noh, nõudsid ka kõrgemalt automaksu, sellepärast, et paremini loodust säästa ja neile Võrklaevale Kaja Kallasel tuli nii palju kirju, et ummistasid nende arvutid ära ja kõik muud, et no tõesti ei saa ju, kui Eesti rahvas nõuab suuremat automaksu, no siis tuleb ju Eesti rahvale vastu tulla. Jaa, ei no bravo. No oleme tänulikud. Ja ei, absoluutselt. Nii, kuule, lähme spordimanu. Lähme spordimanu ja alustame mõistagi laskesuusatamisest, kuigi noh, medalit ei tulnud, eks, Tuuli Toomingas eelmise aasta 6. kohta ei korrand ega parandanud. Kuidas ei parandanud? 4. koht? Ei, ma mõtlen individuaaldistantsil, aga tõesti, mis tõsist kiitust vääris ja samas ei väärinud ka, oli see, et Eesti naiskond sai kenasti 4. koha. Me just rääkisime, kas on võimalik 8 sisse murda, et EOK toetusel pääseda, suudeti 4. ennast sõita, aga noh, kui sul on pronksi lõhna tunda, siis võiks ju, noh, küsime Kaido Kabermaalt, kas 4. koht on hea või jama, eks ju. Nii, aga samas ka Regina Ermits ja Kristo Siimer tegid ka oma elusõidud, et tegelikult oli vägev MM ja siit ongi mul nüüd küsimus, kas nii hakkabki olema, kas see oli üks väike Putini välgatus, kuigi noh, nagu ma saan aru, et Tuuli Toomingus on ka enne sõitnud häid tulemusi ja kõik, et aga Ermits ja Siimer kindlasti tegid elusõidu seal. No eriti tegi, kui me sõidust räägime, siis eriti tegi elusõite seal kahtlemata Regina Ermits, et ma eile õhtulel vaatasin Biathlon Worldi sealt nii-öelda andmete alajaotusest korra üle, seal on sellised nii lamadest kui püsti laskmise erinevate hooaegade kõverad ja siis sõiduvormi kõver ka veel, et suhtena siis sellesse kaotusele kiiremale sõitjale. Et noh, siis see post, mis sealt vaatas vastu Regina Ermitsa graafikust, noh see oli ikkagi päris pöörane ausalt öeldes, et mis puudutab näiteks Kristo Siimerit, siis Kristo Siimer tegelikult selle MM-il ei sõitnud üldse oma elu parimas suusavormis isegi või ei sõitnud oma elu kiiremat sõitu isegi. Lihtsalt distants on selline formaat, kui sa pihta lased, siis sa oled igal juhul kõrgel ja seal veel toetasid kindlasti mõne koha jagu, ma arvan, vähemalt 5 koha jagu toetas ka see konkreetne olustik, mis seal selles sõidus siis aset leidis, kus ju viimase ringiga veel seal mõned norralased jäid selja taha ja selgelt olid kas motivatsiooni kaotanud või ei olnud libisemist või mis iganes faktorid seal kaasa mängisid. Et Regina Ermits on see, kes tegi seal ikkagi midagi sellist, mida ma arvan ei uskunud mitte ükski asjaosaline isegi. Tuuli Toomingas on enam-vähem sellistel sõidukohtadel sõitnud korduvalt tegelikult ka varem, mitte küll päris stabiilselt, aga juba mitmel MK-etapil. Tõsi, see kõver näitas, et kui sa arvestad kaotust siis kiiremale sõitjale, siis ka tema tegi seal oma parimad sõidud. Ja muus osas Suusan Külm ja Hanna Talijärm ei saa öelda, et keegi oleks liiga palju ületanud ennast, et Johanna Talijärm oligi sellises staatuses, kus väga raske oleks olnud oodata talt mingisugust veel kiiremat minekut. No ja ta pidas lihtsalt selle otsustava teatevahetusest hästi vastu, eks ole, et see oli nagu enam. Ta pidas vastu, et hoida ära 4. koht, et ainus konks, miks me saame rääkida, miks Jaan saab siin mainida seda Kaabermaa 4. koht on jama ja seda õhata seda ja me ise saame ka siin õhata, et pagan, et see pronks tegelikult oli ajalooliselt lähedal jälle, et üks lask
see 4. lask maha ja 5. lask maha ja oleks esimesena tiirust läinud ja võib-olla oleks ta suutnud selle ära hoida, et kas circa 20-30 sekki paremat sõiduvormi, milleks oleks olnud vaja Johanna Talijärmal kindlasti hoopis teistsugust ettevalmistust ja teistsugust hooaja käiku ja tervise püsimist või siis jah, tõesti lasketiirus paremat õnnestumist. Aga see ainus põhjus, miks me sellest nagu saame üldse rääkida, et pagan, et kahju, et see 3. koht siis ei tulnud, on see, et see skript ja see stsenaarium jooksis selles sõidus siis nagu niipidi, et oleks nad sõitnud seal 4., 5., 6., 7. koha peal ja lõpuks sealt 4. kerkinud, siis me isegi nagu ei räägi sellest. Aga jah, teisest küljest muidugi saab, mina vähemalt mõtlesin sellele, et mine sa tea, millal siuke šanss nagu uuesti tekib, et seal peab omajagu asju kokku klappima, et sa üldse oled selles positsioonis, kus paar lasku ja on viimase ringi otsustada, kas sa saad medali või mitte. Siin on 2 asja, huvitav ongi see, et nad ise väga palju sellest pronksita jäämist nagu sellest ei rääkinud nagu üldse. No ka ülekandes, olgem ausad, nagu üldse ei tahetud puudutada. Ei tahetud üldse puudutada, et okei, ma saan aru, et 4. koht ülikõva, mul midagi ei ole ütelda, aga mina vaatasin ka nagu ütleme ikkagi, et mäng käis ju pronksi peale, eks ole, et seda ei suudetud võtta, aga seal 4. hoidis ära, et see on nagu hästi. Aga see on nagu väike asi, kui me tuleme tagasi Regina Ermitsa juurde, siis asi, mida ma ei ole veel nüüd seal intervjuudest ka tegelikult nagu selgelt sotti saanud ikkagi, et kus see siis tuli nagu see sõiduvorm selline, et kus see nagu täitsa nagu hüppeliselt selline arenemine tuli, et mis siis nagu see aasta nüüd, okei, ma saan aru, uus peatreener, et tema ongi nüüd selle uue peatreeneri käe all teeb, et kas sealt siis nüüd nii suur see arenguhüppe tuli, et kuidas see õnnestus täpselt ajastada sinna, et need on nagu huvitavad küsimused, mida ei ole minu arust veel nagu lahatud või ei ole mina näinud nagu seda või on olnud, et näinud. No tead, ta on niimoodi peenelt puudutatud. No mitte nagu süvitsi mindud. Jaa, aga seal on öeldud, et Regina Ermitsa jaoks on see nii-öelda ettevalmistusplaan leiti, milline oleks tema füsioloogiale ja kõik sobiv oli see asi ja teine asi, mis võiks kuluaarides kosta, on see, et neiu on saanud võib-olla natuke rohkem piitsa ja on pandud kõvemini treenima, eks see on ka teine võimalus, sest ma vaatasin just see viimane massstardi sõiduajad. Tuuli Toomingasel vist 10. sõiduaeg ja Ermitsal oli ka 10. sõiduaeg. Ütleme niimoodi, täitsa teisest maailmast, kui tema eelmisi sõite arvestas. Aga siin on mul üks aga, et lõpuks tegelikult võib öelda, et praeguse hetkega on Eesti peatreener, mis iganes ta nimi on, eks? Stefan Lindinger. Nii, et ta on ennast tõestanud nii Siimer kui ka Ermitsane, kes on tema nii-öelda ainsad õpilased. Tobreluts on ilmselt ennast juba enne Tuuli Tomingaga tõestanud ja Susan Külm ka ju, tema ka areneb. Mida nüüd see kamp, kes nii-öelda treenib ise ja oma plaanide järgi ja mida nüüd nemad mõtlevad? Kas neil tõesti ei teki praegu tahtmist võtta siis praegu peatreeneri grupp ennast? Jaan, rahu nüüd. Kas sa panid Tarmo juttu ka tähele, eks ole, natuke? Et Siimeri puhul me räägime ikkagi sellest, et ta lasi seal sellest distantsil väga hästi, ta ei ole sõidus teinud mingit totaalset hüpet, eks ole. Seal on ka omad nüansid, selles mõttes, et ta on ka tervisega kimpus olnud. See on kindlasti tema, ma arvan, seda sõidu arengut pidurdanud. Aga et öelda nüüd, et nüüd kõik peaksid arvama, et uue peatreeneri käe all kõik muutuvad nagu mingiks imekiireks. Järelikult nad on ikkagi mingid kogenud sportlane, Sahkna, Ränkel. Nad on ju vaadanud, mis seal tehakse ja neile nagu see ei pruugi sobida. Samas oli ju Talijärmaga, et talle nagu ei sobinud need asjad, mis seal välja pakuti. Just, aga nagu Ermits ütles, et temale leiti treeneri. Aga samas, mida Talijärm rääkis, kui ta tahtis seoses tervisega sealt mingid asjad vähem teha, siis talle seda ei lubatud. Et siin on nagu päris kõva vastuolu on nendes juttudes sees tegelikult, et kuidas siis nagu tegelikult oli, et kas siis Ermits sai teha kõike nii, nagu ta ise tahtis, ütleme, arvestati tema soovidega, miks siis nagu teisel ei arvestatud, et kas siin on mingisugune vastuolu sees, ma ei tea. Seda me ei tea ja sellest nii detailselt me pole ka Lindingeri nagu tema versiooni sellest loost kuulnud, aga see mõte kiskus ka mul natukene sinna, et kui ma
Viimasel võistluspäeval vaatasin seda ETV-s olnud 5-5 stuudiot, siis, kus Alvar Tiisler oli teinud väga huvitava intervjuu siis selle prantslasest Norra koondise peatreeneriga, kus ta siis rääkis seal ka muulgas lasketreeneri ja suusatreeneri ja peatreeneri nii-öelda omavahelist koostööst ja kuidas seal neid asju kokku klapitada. Et noh, siis paned kõrvale selle, et hästi rõõmsa nagu faktorina sellel konkreetsel MM-il, et me nägime progressi siis mitte ainult Indrek Tobrelutsu õpilastel, vaid ikkagi ka, et peatreener on ennast või peatreeneri õpilased on teinud korraliku ja väga hea MM-i ja Ermitse puhul üle ootuste hea MM-i. Et noh, see natukene neid omaette nokitsejaid võiks võib-olla mõtlema panna, et suurem koostöö, vähemalt suurem koostöö kas siis koondise või selle teise tiimiga või mõlemaga oleks siiski mõistlik. Ja, aga ja siit eile me rääkisime sellel teemal, eks, ja siit tuli mulle, vaata, me jõudsime sellele mõttele, et tegelikult võiks koondis tõesti käia koos ja treenida koos laagrites, aga ainult tõesti niimoodi, kui igal ühel on omad treeningprogrammid. No ja, kui need laagriajad ei klappi, näiteks ilmselgelt ju, olgem ausad, Tobreluts ja Toominga see ettevalmistus on hoopis teistsugune ja ilmselgelt need laagriajad eile ei klapi. Me ei saa panna, pole mõtet sundida neid samal ajal tegema. Ei, me ei sunni, aga me üritame klapitada, istume maa, proovime ja tegelikult ma räägin sulle ideaalist. Ideaal oleks see, et ollakse laagris. Ühed lähevad kell 9, lähevad metsa paremale, teised lähevad 9.30 metsa vasakule, kolmandad need, kes on, aga see laager on koordineeritud, aga kuule nüüd, mis tegelikult sinna on vaja. Selles laagris peaks olema ja okei, käiguda siis ühest laagrist teise, peaks olema lasketreener raudselt. Lasketreener, kes tegeleb nende sportlastega ja pluss teine, millele ma tulin, just selle, mida rääksid Alvar Johannes Alev, kes treenib Norras, ja Kristjan Ilves, kuidas neil see suusatehnika paika pandi. Palgake endale suusatreener Norrast aastaks paariks, kes kohendaks ja aitaks selle tehnikaga järgi. Et need oleks ja need treenerid, lasketreener, suusatreener, et nemad juhendaksid kõiki. Mingit vahet ei ole. Kui ühed on laagris sellel nädalal ja Toomingas läheb oma kambaga laagrisse järgmine nädal, siis miks lasketreener olgu siin, olgu seal, eks, ja töötagu nendega. Et see oleks nagu järgmine samm, kust võiks näha arengu. Mis siis Tobrelutsu ja selle peatreener rolliks jääb siis? Ei, aga nemad koordineerivad kogu seda asja, nemad panevad, seal on ju veel kõik igasugused muud asjad, taastumised, kõik muud asjad. Tobrelutsul on ilmselgelt oma süsteem, kuidas ta teeb. Seal mingid eraldi laske, eraldi suusatreenerid veel sinna tiimi tuua, selle ei ole mitte mingit mõtet. Ei, kindlasti oleks vaja lasketreenerid, see mitte midagi tähendab, töötatakse. Võimalik, et oleks vaja, aga ma ei ole küll kuulnud, et nad nagu plaaniks seda tuua ja ma arvan, et lasketreeneriks, aga seda, ütleme, mis puudutab nagu seda suusavormi, seda Tobrelutsus on tõestanud, et ta suudab panna nad kiiresti sõitma. Ma ei räägi. Jaa, ma rääkisin, tehnikatreener, suusatehnikateener, kes vaatab nüansse ja üritab asju kohendada koostöös Tobrelutsu ja siis Eesti koondise peatreeneriga. Sellepärast, et nii kui me kuulsime, ükstapuha kõik, kes need seal Norras treenivad, kõik nad on öelnud, et suusatehnikaga ollakse jänniseks. Ja peale Ilvese pole see kellelegi kasu toonud? Ei, no küsimus pole, kas ta on kasu toonud, aga... Alati ei maksavad, see on sama asi, võtta korvpallis, et oi, mõne visketehnika on nii kole, eks ole, et peab selle nagu korda sättima, aga ta viskab koleda tehnikaga sisse, mis vahet seda on? Ei, siis küll, jah. Kui näiteks Tuuli Toomingas suudab nagu kehva suusatehnikaga sõita kiiresti, kas on tarvis seda lõhkuma hakata, siin omad ohud on ka sees olemas. Nii, aga teine küsimus, et räägime siis selle Tuuli Toominga ja Tobrelutsuga, kui nad leiavad, et ei, siis on ei, eks. Ja aga üks asi on kindlasti, ma arvan, et see lasketreener on praktiliselt kõigi koondist. Ei, lasketreener, see on mõnus, jah, et seal laspi on teine asi. Ja sellepärast, et nüüd saadi ka EOK palgale vähemalt naiskond sai ja tegelikult me peame otsima samme, kuidas saada paremaks. Kuidas saada paremaks kõike laskmist, vaata, mis on laskeajad.
see on täitsa kohutav. Kui võtta nüüd see näiteks see lõpu ühistart ja ilmselgelt kõikidel, kes Tuuli Toominga või Regina Ermitsa kombel olid siis seal esikümne mängus juba ja see maitse on suus, selgelt, et järgmine kord 17. kohta saades enam sellist hurraad ei ole ja selgelt hing ihkab, Tuuli on olnud ka 6 maailmameistrivõistlustel, et selgelt hing ihkab poodiumile ja seda, et vähemalt korra karjääri jooksul selline Rastor Gujevsi pühapäevase kordamineku laadne nii-öelda nagu õnnestumine siis karjääris kindlasti õnnestuks ka kuidagi moodi kätte saada. Et siis kust nüüd hakata neid sekundeid otsima, siis mõnes mõttes see ühistart pühapäeval oli ideaalne, mustvalgel on võimalik täpselt sealt võistlusprotokolli analüüsi versioonist järele vaadata, et kuhu siis sekundid kadusid. Et esimene on see sama laskmiskiirus siis, mida tuleb kiiremaks saada, et isegi kui Tuuli Toomingas 30. laskmiskiiruse asemel oleks 20. laskmiskiirusega olnud, siis see tähendaks 20 sekundit juba. Ja 20. sa oled veel ikkagi nagu, ütleme alla keskmise natukene sealt 30 hulgast. Ehk siis 20 sekundit juba sealt. Ja teine on kas või see sama, et kui sa stabiilsemalt sõidad nendel kohtadel, siis on sul ka stardikoht parem. Et see sama lõõts, mis seal tekib ühistardis, tekitab sulle põhimõtteliselt juba circa antud juhul mingi 18 sekundilise kaotuse esimesse tiiru jõudes juba oled sa nagu maas, et isegi kui sa nulliga lased, ei ole sa tegelikult liidrite pundis. Ehk siis nagu, sealt detailidest on juba, mis ta siis on, 38 sekundit. Teoreetiliselt on võimalik, ma ei ütle, et nagu maast leida, aga ikkagi suhteliselt lihtsalt vaatab vastu juba. Igatahes on see seis muidugi uskumatult ägedalt intrigeeriv, et mulle natuke meenus seda MM-i suhteliselt suure emotsiooni ja huviga jälgides natukene selline võistlus nagu Nagano olümpia ausalt öeldes ja see klassikasõit, kus Maa ja Veerpalu siis kahekesi esikaheksasse sõitsid, et kus siis seni oli kulgetud natukene sellises ka ikkagi oli selline olümpiaturistide jutt käis seal ikka aeg-ajalt, kui olümpiate aeg oli käes ja rõõmustati, kui kuskil 30 hulka saadi, siis oli juba suur saavutus ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis äkitselt tuli see Nagano olümpia, see üks konkreetne võistlus ja siis äkitselt nagu kõik avalikkus sai aru, et oot, siin võib nagu midagi ägedat peituda ja siit võib mingi äge lugu nagu okei, sellel lool lõpuks hilisemas faasis on olnud ka mustemad värvid, aga see selleks, et tol hetkel oli see nagu selline äratus kõigile, ma arvan, et see oli see koht, kus Mati Alaver sai minna, hakata sponsorite juurde minema ja hoopis teise jutuga sinna sponsorite juurde minema, kui ta võib-olla seni oli käinud. Kuigi võib-olla oli ta seni ka juba ikkagi nende kohti arvestades suhteliselt tubli selle tiimi ja võimaluste kokkupanekul, aga sealt ikkagi maailm muutus natukene ja ma arvan, et siin laskesuusas ma arvan, et paljudel või enamikel aladel siin Eestis on põhjust kadestada praegu seda šanssi ja võimalust, mis laskesuusa juhtidel on käes praegu minnes kas või sponsorite juurde ja seda potentsiaaligi, mis siis selle sama laskesuusa kas või selle samal nelikul tegelikult on, kui nüüd 8 aastaks on teatud finantsiline stabiilsus kõigil siin olemas, et ei pea ka, ütleme siis selline omaette nokitsevam Johanna Talihärm liiga palju, see üksinda ei kata nüüd kõik ära, aga ei pea nüüd liiga palju muretsema konkreetselt hakkama saamise pärast. Et nii Tuuli Toomingas tema ambitsioon on kõrgem kui see, kus ta praegu on. Regina Ermits nüüd nagu näitas esimest korda üldse sellist taset ja väga huvitav saab olema näha, milline nüüd edasi saab tulevik välja nägema. Suusan Külm minu arusaamise järgi on võib-olla mingitelt eeldustelt isegi sellest seltskonnast võib-olla looduse poolest üldse kõige andekam, vähemalt nii on mulle paar laskesuusa inimest rääkinud. Ja kui Johanna Talihärm on ka saanud mingi kindluse alla sinna, siis see nelik võiks siin selle samale olümpiale mõeldes seada ikkagi väga korraliku sihti. Ja esimene asi võiks olla see, et nüüd kui sel loal vist on mingi 1-2 teadet on veel jäänud, eks ole, ka näiteks kui me vaatame nagu seda teatesõidu pooltki, et suudetakse seal hoida seda taset, et vähemalt ma ei tea, esikuuikusse või esikaheksasse ennast nagu stabiilselt ära kinnistada, et see üks edu on muidugi vägev, aga tegelikult ikkagi lõpuks spordis loeb see ka, et kas sa nagu suudad seda stabiilselt teha või see on üks väga kõikide õnnestunud asjaolude kokku langevus, et loodetavasti suudad seda taset nüüd ka hoida. Ja Tarmo, just see Nagano kõrged kohad, sealt ju mindigi
edasi just sellega, et parandati ja loodi kõiki neid tingimusi, mille pealt siis see järgmised elud tuli kuni selleni, eks Magne Müürma palgati, eks Norra määrdemeeseks, tehke järgi palun. Nii, ja kõik need tingimused, suusapargid, värgid, särgid, et sealt tulebki nüüd vaadata, tähendab maha istuda, vaadata, kus kohas see areng toimub, see areng ei pruugi olla ainult see, et me treenime nüüd rohkem või midagi niukest, eks just need lasketreener, parem määrdemehed, võib-olla parem suusapark. Suusapark, mille osas ma olen aru saanud, et Tuuri Toomingal sel hooajal on omajagu muret olnud. Et MM-il liiga palju ei olnud, aga hooaja lõikes on ikkagi olnud omajagu probleeme sellega. Noh, ja ma ütlen, see annabki kõik selle elu. Aga nendel on ju tegelikult selle Matsusega või kellega ta on Toomingal ja Kümmalu leping. Aga vähemalt mina olen aru saanud, et Matsusil on omakorda floorivabal ajastul natukene nagu raskusi rohkem kui võib-olla mõnel muul suusamargil. Jaa, aga no võt see... Tipptasemel vähemalt. Ei, no seal on ka paljuski see kinni, et millised suusad sa saad ja ikkagi Tuuli Toomingas on see, kes läheb umbes, loodame, et teises järjekorras suuski valima, ehk siis esialgu lähevad kõik suured staarid, võtavad neile sobilikud ja parimad paarid ära ja siis järgmine ja need viimased, need lähevad ju sisuliselt, neile antakse poesuusad, et vaadake nendega ise, mis hakkab. Et ma ütlen, pisiasjadesse on asi kinni ja ma arvan, et siit hakkab nüüd väga vägev ja jõuline laskesuusad tõus. No tõsi, ma arvan, et Peebu manitsus oli kohane siin praegu, et tõesti ei maksa nüüd liiga hurraast ka ära kanda ennast, et siin on eriti näiteks Regina Ermitsuse puhul on nüüd küsimus, et mis tasemel ta stabiilsuse leiab. Et Tuuri Toomingas on siin kas või sõidukiirusel neid sõidukiiruse kohti siin mitmel MK-etapil hooaja jooksul juba näidanud, aga Regina Ermits varem ei ole. Et kus see stabiilne tase hakkab nüüd siis pesitsema, see saab olema huvitav näha siin kevade jooksul. Nii, aga vahetame teemat. Oleme talvistel radadel, tõsi põrinate juures, ehk et Rootsi ralli on läbi ja Ott Tänakul pehmelt öeldes läks aia taha. Uus punktisüsteem natukene tasandas võib-olla punktikadu, aga suures plaanis ikkagi mitte. Ehk siis kas on meil siin juba väike kriisiolukord käsil? No ma ei niimoodi ei ütleks seda, et mis kriisiolukord, see on nagu ilmselgelt üle pingutatud. No nagu ta ise ütles, oleme liiga palju eksinud siin hooaja algul ja punkt 2, ütleme päris palju punkte on Evansile ja Novillile ära antud. Kokkuvõttes ta ju tunnis ka, et seda oma sõiduviga oli see, mis ta sinna valli viis ja eks sinna see ralli läks, et kui seda poleks juhtunud, oleks see kindlasti kõik see asi olnud palju põnevam ja okei, jah, ega need kiiruskatsete ajad nüüd ei olnud sellised, et ta oleks seal valitsenud. Küll, aga ta noppis saad ka ju võite ja oli seal eestus ka, et tegelikult ei saa ütelda, et nad olid nagu väga kehvad. Seda ei saa nagu ütelda, aga see oli see, et see sõiduviga ja see ühe päeva katkestamine võttis nagu motivatsiooni ka ära näiteks samalt laupäevaselt päevad. Pühab on teine asi, eks ole, siis on see eraldi punktide peale sõita, aga siis oli stardikohtel selline, mis väga ei võimaldanud väga häid tulemusi teha. Jaa, aga samas, kui ta avarii tegi, siis vaatasid ju neid splitte, ta oli ikka 2-3 sekundit oli ikkagi esimestest meestest kiirem, aga see selleks, ütleme niimoodi see, ikka niisuguse asju juhtub, et ilmselt oleks ta pidanud natukene ise oma mõttes selle seadma kogu oma selle sõidu mõni kümnendik kilomeetri kohta aeglasemaks, aga see selleks ja kui me räägime kriisikoosolekust, Toyota peaks kriisikoosoleku teema, kaks rallit on läbi, mitte ühtegi võitu, kuigi, no mis on absurdne, kuule, halloo, vend, kes tuleb rallil teiseks, Elfin Evans on ju, eks, teenib 24 punkti. Seda ma ju olegi ju rääkinud. Sina hakkasid siin rääkima, oi see uus punktis. Ei, mina ei ole midagi rääkinud. See on täiesti piidsus ju. Mis siis on? Ralli võitja, saab vähe punkte kui teise omanik. Kuule, Peep. Lappi oleks võinud viimasel päeval kiiremini sõita. Kuule, kas sa oled loll, sa mängid lolli, Tarmo, Lappi sõitis ralli võidu peale ja see on kõige tähtsam asi. Mind üldse ei huvita, et Evansi punktid täiesti pohhui tõmba, ütlen kurat. Aga oluline see, et Lappi võitis ralli ja selle üle, minu selle nädala üks suurimaid järgmisi oli see, et Lappi võidaks selle ralli ära ja ta võitis selle ära ja see oli vägev asi. Jaa, Peep, nõus. Ja siis mehed läksid poodiumile.
kõige kõrgemal on Lappi, temast madalamal on Evans ja Evans irvitab selle Lappi poole, näe, debiilik. Võitsid ralli küll ära, aga mul on 24 punkti, sul on 19 punkti. No seal on muidugi see nüanss. See näitabki ära, et seda niimoodi ei saa jätkata. Seal on see nüanss antud juhul siiski, et Lappit liiga palju need punktid ju ei huvita. Nõus. Aga tiimi huvitab, oota, Hyundai huvitab. Kui Ott Tänak või Terrine Vill oleks tema rollis olnud, siis nad ilmselgelt oleks pingutanud viimasel päeval ka viimase päeva pärast rohkem, eks. Pluss, jah, mind natuke üllataski, et Lappi tiimile mõeldes oleks võinud võib-olla ka natuke gaasi anda. Sest talle tähtis mitte eksida ja võtta see ralli võitne, see oli asi point. No jah, aga tiimil läks punkte omajagu nagu aga ma räägin, et aga no selge on see, et sellise süsteemiga ei saa nagu seda asja ajada, see on lihtsalt totter. Just, ja see, et nad lootsid nüüd sellega, et me teeme täiesti pühapäeva täiesti eraldi, teeme kõik nii, et siis hakkavad kõik kiutama. Ei hakanud ju. Ei hakanud, lihtsalt näiteks Lappi ei kiutanud, seal olid veel mõned, kes ei kiutanud, Rovanpera ei kiutanud, eks, et Elfin Evat saaks rohkem punkte. Aga siin tulebki mängu see totrus, et ei ole Lappi täishooaega sõitja, ei ole Rovanpera täishooaega sõitja, ehk siis neid punktid suures plaanis ikkagi jätavad külmaks, et kui nad oleksid mõlemad võitluses MM-tiitli peale, kui nad mõlemad oleksid MM-tiitli peale võitluses, siis nad oleks mõlemad viimasel päeval ikkagi võtnud viimast. Ja, aga Lappi puhul ongi ju, Lappi puhul on ka ju see, eks, et kui oleks Neville on number 2, tema selja taga, siis oleks võit ju Neville'ile antud. Poleks Lappi võitnud. Muidugi. Et praegu Lappi sellega vedas. See oleks juhtunud sõltumata punktisüsteemist. Ja ei, seda küll, aga ma ütlen, see punktisüsteem ise oma olemuselt sellisel kujul ei toimina, see on ebasportlik, see on ebasportlik lihtsalt, et see nagu, et võitja ei saa kõige suuremat noosi nagu, aga pärast ega keegi näiteks 5 aasta pärast ei mäleta, oi, Evans sai kõige rohkem punkte Rootsi rallit, kõik teavad, et Lappi võitis 2024 Rootsi ralli, nii nagu kõik teavad, et ta on võitud Soome ralli vist 2017 äkki, kui ma ei eksi praegu. Sest enne oli sellega punktikatsega, eks teine koht sai ja ilmselt väga selgelt, et miks teine koht sai 18 punkte on see, et kui ta võidab ära punktikatse ja nii-öelda rallivõitja ei saa punktikatselt ühtegi punkti ikkagi rallivõitja. Mul jääb midagi selle vastu, et viimasel päeval antakse mingid eraldi punkti, see kõik on äge, aga see punktisüsteem on nii, et nad ei saa sellest ralli, et see ralli võidupunktid peavad olema ikkagi ralli võidu järgi ja viimane päev lihtsalt seal eraldi juures, ilma et ta saaks minna mööda sellest, et seal on mingid lisapunktid. See oleks nagu normaalne. Aga tuleme nüüd korra tagasi ikkagi, kas Ott Tänak selle vähese aja jooksul, mis ta jõudis sõita nagu päriselt sellel rallil, jõudis siis midagi näidata ka, talveralli ei ole taaskord selline, mida saab teisendada siis igale pool mujal, aga kas ta jõudis enda ja Hyundai võimekusest midagi üldse märku anda? Keeruline ütelda, sest et ega seal ongi raske mingit märku anda, et see talveralli on spetsiifiline ralli, ma arvan, et peame ootama veel, andma aega, siin ei ole mõtet mingit põhjapanevad järeldusi praegu teha, ei ole lihtsalt mõtet, arvan mina. Järgmine ralli on ka ralli, millest liiga suuri järeldusi teha ei saa. Ei no jaa, aga seal on jällegi, kõigil on enam-vähem need tingimused võrdsed, see on ränk raske ralliga autodele, et kuidas auto vastu peab. See on nagu auto vastupidavuse näitaja ralli, see on, aga kindlasti ma tahan ikkagi rääkida sellest ka, et mul nagu erakordselt hea meel see nädalavahetuse Georg Linnamäe üle, et see nagu, see oli vägev, ütleme, ma olen nagu Georgi seda, ütleme, nagu teekonda nagu vaadanud suhteliselt kõrvalt, nagu kui ta tuli esimesed korrad rallidesse, mäletan 2000 esimese tõsisema intervjuu tegin, ta vist äkki oli 2020 Rootsi talverallil, kui ta veel sõitis selle äkki, või seal oli juba äkki R5-ga või Peugeot'ga, ei mäletagi. Ja ütleme see, kuidas tal on palju raskeid hetki, kuidas ta on teinud suuri avariisid, pidanud kaardilugejad, sellepärast vahetama kõiki asju. Ja nüüd ta reaalselt näitas, et tegelikult ta on jõudnud kiiruse mõttes absoluutselt uuele tasemele. Et see, ütleme, varasematel hooaegadel ei saanud nagu loota, et ta sõidaks, ma ei tea, kiiruskatsel paneks Solbergitele ja vendadele seal ära, aga siin ta pani ja suutis seda hoida ja suutis seejuures auto teel ka hoida, et see
see oli vägev värk, see oli selle ralli minu jaoks üks kõvemaid elamusi igal juhul. Ja praegu on see hea, et ta sai lõpuks oma poodiumi kätte ja ütleme niimoodi, kui tal oleks mõni poodiumi koht juba olnud enne võidetud, eks see ei oleks olnud esmakordne, siis ta ilmselt oleks ka teise koha peale võitlema hakanud ja tõsiselt. Praegu võitleski, no tead, see võitles küll. See, mis lõpus 2,5 või 2,4 sekundit jäi, seal oli võitlust küll, et seda ei ütle, et ta selle niisama oleks ära andnud, et selles suhtes ta pani ikkagi nende ja kõik need soomlased ju ikkagi talverallis petsid ka, okei, Linnam ise, kes sõitis ka õnneks nagu alla, kindlasti oli ta sellest kasu ka, aga ta võitles küll ja see oli vägev asi. Ja, aga mulle jälle ka avaldas muljet see Robert Jürgenson, kes on nii-öelda e-ralli pealt tulnud. No jaa, ta sõitis juba eelmine aasta ka ja ütleme seal juunioride tasemel, ütleme neid siukseid poodiumi kohti meil on olnud oma jagu, eks ole, aga kõva, selles suhtes muidugi kõva, et ta nagu esimene nagu sellel tasemel tõsiselt võetav ralli, okei, ta on siin Rally Estonial kuskil, mis ta veel käis MM-rallide osales, aga nüüd ikkagi juuniori sarjas sa pead selles arvestuses sõitma, ka kõva asi, aga see Linnam asi ikkagi oli nagu, ütleme, kui me peame võrdlusse panema, see Linnam asi ikka kaalus selle kõvasti üle praegu. Jaa, aga tegelikult eks nüüd see aasta ja eelkõige ka ilmselt järgmine aasta näitab, et kas see Jürgenson on reaalne vend, kes võiks kuhugi tõesti jõuda, sest üks, mis Jaan, aga kuhu sa jõuad? Me ei tea. Kuhu Robert Virves jõudis? Ei, ega me ei tea. Juunioride klassis ülikiire vend, väga kõik äge, võitis ära selle tiitli, sai selle WRC 2 sõita hooaega ja nüüd? Jah, Peep, me ei tea, me ei oska selle ühe ralli põhjal. Ei, muidugi oska, ma räägin sellest, et see nagu ei, et perspektiiv, meil võivad olla ägedad kiired vennad, aga see perspektiiv kokkuvõttes rallis on ju nukker, kui sa vaatad. Vennad ei saagi ju kuhugi jõuda, selles on see häda. Ja see on nagu selle spordiala, ütleme see troika, juhul kui nüüd need süsteemid muutuvad näiteks, vaata, tule hakkavad uued mingid odavamad autod, äkki tuleb tiimi juurde, siis tekivad mingid võimalused, aga praeguses seisus ei olegi neil kuhugi jõuda. Peep, me räägime praegu Jürgensonist, kes on üldse, palju tal üldse neid rallisid läbitud on, kas tal tuleb 10 kokku, no on 12 midagi selle paari aasta jooksul, eks. Kui ta eelmine aasta täiesti lambi vennana läks sinna, oli vist Horvaatias, kui asfaltrallit sõitma, ta ju pani ka põhimõtteliselt R5 ja Rally 2 autodele pani sealt ära. Nii, mis mulle meeldis oli see, et kui vend ütleb esimesel päeval, ütleb, et pagan, et ei saa sellest lumesõidust väga aru, et see auto tagaosa viskab, tead, ma ei suuda teda kontrollida. Ja siis laupäeval ütleb, et ei, sain juba selle käppa, et nüüd ei ole probleemi. Nüüd ma seda tagaosa kontrollin kõik nii, et vennal läks nagu üks päev aega, kui ta omandas mingisugused teatud sõiduvõtted. Et ma ei tea, mis on selle venna potentsiaal. Selle ühe ralli põhjal, juuniori ralli põhjal, seda kindlasti öelda ei saa, vaatame edasi. Aga see näiteks tõesti ulme, kui ta juba sel aastal paneks selle juunior WRC kinni, järgmine aasta siis ralli 2 vaat siis see näitaks, et selles poisis mingi talent peitu. Ta on siiski 20 rallit sõitnud juba, jah. No okei. Lugesin praegu. Kinnipanekuni on ka pikk tee muidugi. Kinnipanekuni on ka pikk tee. Kinnipanekuni pikk tee. Et ta tegelikult ta sõitis 2022 esimene korralik ralli hooaeg, siis ütleme koduses sarjas ja siis eelmine aasta, kui ta sõitis nüüd seda, mis aitas tal nüüd Pirelli selles süsteemis, jah. Ei, kindlasti tema arengut on ka väga huvitav vaadata. Nii, aga lähme edasi, vaatame, kuhu areneb siis Baltikumi jalgpall ja Läti ja Leedu jalgpalli juhid on siis tulnud välja ideega taas luua Balti liiga, aga meie jalgpalli juht, õpetaja, suur liider, vaimne isa Aivar Pohlak. Meie jalgpall ise, Aivar Pohlak on siis selle vastu, sest struktuurselt on meie jalgpall alles eelmises sajandis. Seega peame eelkõige mõtlema oma kultuuri arendamisele ja mul siit jätkuna kohe on nüüd see küsimus, et Aivar, miks nii aeglaselt? Ütleme, oled arendanud, aga ikka oled eelmises sajandis oma asjadega. 30 aastat. 30 aastat arengut. See on nagu see tujurikku ja see Õnne 13 see skets, et 30 aastat
seriaali ja mitte ühtegi sündmust, sama asi võib öelda Eesti jalgpallis. 30 aastat arengut, mitte ühtegi sammu edasi. Jah, et kui see nii, kui see selles tempos on see mis ta siis, oota, kuidas ma otsin üles, see struktuursuse arendamine kulgenud, siis võib-olla Baltikumiga koostööd tehes võib-olla just kiirendaks natukene. No tegelikult, olgem nüüd ausateks, minu meelest, ma ei ole ei treener ega alajuht ega midagi, aga no oma 40 ajakirjaniku aastaga mul on hakanud tekkima tunne, et areng toimubki siis, kui sa saad mängida kas oma tasemel võrdsete meeskondade vastu või veidi tugevamate vastu, et see tagab arengu. Et see, et sa loputad siin mingit Kuressaaret või tont teab keda hooajal 4 korda, see ilmselt ei arenda. Ja seal oli tegelikult, idee oli väga lihtne. Pool hooaega mängime Eestikad ära, eks, ja siis lähevad 4 paremat Eesti, Läti ja Leedu meeskonna mängivad omavahel turniiri. Jaa, aga mis siis need ülejäänud teevad? Neil oli ka mingi oma formaat. Selge, et seal on oluline konflikt mängus seal rahvuslike meistrivõistluste kui selle vahel, mis on hetkel ikkagi prioriteet number 1 ja jalgpallis. Aga miks see võiks olla? Oota. Vaata, kuidas on läinud. Kõik võistkonnaalad on läinud tegelikult ju Eesti, Läti või Balti liiga formaadi peale. Korvpall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, käsipall ja käsipall ka. Nii. Aga miks see võiks jalkas siis olla sama asi? Pange läbi hooaja seda Balti liigat ja teeme hooaja lõpus, aga kas kuskil kirjas, et jalka meisteri või play-offis selguda või? On kuskil kirjas või kasi või? Ei tohiks olla. Miks see võiks, kui ma Eesti meister välja selgitada nende eurokohtade pärast, selgitage siis, tehke siis jalkas ka play-off, väga põnev oleks seal hooaja lõpus, ütleme seal, ma ei tea, palju teevad läbi mängi, ütleme 8 esimest saavad veerandfinaalid, poolfinaal, finaal, ühest mängust kõik. Isegi kui ei taha nagu nii suurt revolutsiooni kohe teha, siis annab mõelda ka nagu vastupidist varianti, kus sa jätad vähemalt esimese etapina, jätad need rahvuslikud meistrivõistlused ikkagi prioriteediks, aga siis leiad ikkagi mingisuguse koha, kus mängida välja ka Balti meister, eriti olukorras, kus meie need klubi jalgpalli kokkupuuted siis rahvusvahelise tasemega on viimastel suvedel paari erandiga kujunenud sellisteks üsna episoodilisteks, viimasel suvel ikka nagu eriti dramaatiliselt, siis oleks sellest ju ainult võita ausalt öeldes, et mind imestab, et Eesti pool seda ideed juba eos kuidagi nagu nii surnuks tahab lüüa, et ärme arutagi üldse seda. Mingisugune selline tulem võiks sellel arutelul minu arust nagu olla ikkagi. Kas või alustuseks selline, nagu on see koondiste Balti turniir suvel. Ehk siis üks turniir ja kõik koondised saavad 2 mängu seal. Just, ja tegelikult meil ei ole ju suure mängija, vaata, kus nad on kõik need meeskonnad ju öelnud, kui nad eurosarja lähevad. Et vaata, et nemad peavad iga nädal mängima nende meeskondadega ja kõik nii, aga meil tulevad nii tugevad vastased vastu alles nüüd ja see on esimene kord, kõik asjad. Et minu meelest see tee, mida mööda me oleme käinud, eks meil on siin oma liiga, me valistame igasuguste, ütleme niimoodi, et mitte maailma kõige tugevamate satsidega, eks tegelikult meil ongi hea, et on seal veel mõned tulnud, alguses oli ju Flora Levadia ainult, eks, nüüd on õnneks tulnud Nõmme, Kalju, Paide, nüüd võib-olla tuleb Tallinna Kalev ka, et vähemalt mingisugustki üleval pool on mingid taset, aga see tee ei ole meid ju kuhugi viinud. Me ei ole kunagi, mäletad, kui meil oli võrkpallis, oli täpselt samasugune dilemma, kui meil olid Eesti meistrivõistlused, enne kui me Lätiga kokku läksime. Ja siis oligi ju, põhjus oligi selles, et kaua me omavahel siin tambime, me ei arene siit midagi. Mäletad, oli mõte, et kas soomlastega koos teha või siis vaata Venemaa esiliigat. Ma juurde ette, me põrutaksin, ma ei tea, 4 ringi jälle, ütleme, jaamalt Eesti klubidega. See ei oleks nagu see,
igal juhul on huvitavam see, et sa saad käia seal väljas mängida, et mõtleme huvitavam ja nagu arendavam. Ja mäletad, omal ajal oli ju korvpallis oli Eesti meistriliiga ja siis oli ka veel Balti liiga, kus mängisid ka Leedu satsid kõik sees, eks. Tähendab ühesõnaga, kõik nõudsid, tahtsid, soovisid tugevaid mänge saada. Ja ma arvan, et Leedu 4 paremat ja Läti 4 paremat meeskonda on veidikene tugevamad võib-olla, kui meil nüüd need nii-öelda Eesti liiga 2, 3, 4 kehvemat võistkonda. No jah, seal juba eelarvete osas on hetkel üsna suured käärid, nii et selles mõttes jalgpalliliselt kindlasti oleks need kohtumised arendavad meie jaoks eriti. Nii on, nii. Võtame, mina või? No nii, noor reporter Eigo sai lõpuks oma pitsi kätte. Jah. Nii. Töö ajal. Toimus korvpallis karikamäng ja mängiti Saaremaal ja nagu ma just meie noorreporter Riigo Kaljurannat lugesin, et pakuti bussis tagasi sõites sooja õlut, mis oli väga, aga okei, see selleks, et see on häälepaeltele, kus juures pidi täitsa hea olema, et ma mäletan mul kunagi aastaid tagasi kommenteerides mingit, ma ei mäleta, mis turniir see oli, ühesõnaga mingisugune koondiste turniir, kus koormus oli suhteliselt suur ja siis ma mäletan pärast reedeseid poolfinaale selle turniiri lõpus, reaalselt laupäeval ärkasin üles ja reaalselt tuli sosin ainult suust välja ja pühapäeval pidi olema veel programmis siis pronksimäng kommenteerimine ja finaali kommenteerimine veel otsa sinna ja siis ma guugeldasin välja kõik, mis muusikud olid kuskil kirjutanud, mis nippidega nad oma häält on taastada üritanud ja siis ja kusjuures ma olen ka loo teinud, et huvitav, et otsingust ei tulnud välja minu võimalik, et tuli see välja ma ei tea, mingi maitsenauding nüüd otseselt ei olnud. Toorest muna ma mäletan veel ajasin sisse ja lõpuks siis ma selle pronksimängu tegi, ma mäletan Rauno üksi lõpuks, aga siis finaali ma ikkagi nagu kangutasin ära seal niimoodi, et pool ajal veel panin ühe toore muna veel sisse ka, et läheks libedamalt. Ja tegelikult kui see ei ole hea maitsega, siis järelikult üks eesmärk, ehk siis maitseelamuse saamine langeb ära, siis võtta kohe teine eesmärk, osta pokki niuke 8-9 kraadist on ju, siis vähemalt hakkab sarva. Ja jutt läheb libedamaks, nagu öeldakse. Jah, hakkab sarma vähemalt mingiga kasu. Nii, aga igal juhul tartlased olid pahased, et nemad pidid nii kaugele kui Saaremaale sõitma ja No eks me oleme sellest, miks see turniir jõudis lõpuks sinna ja päädis seal, oleme siin saates ka varem rääkinud ja eks siin nagu korralduslikus mõttes sellele karikanadalale saab mingid õppetunnid siit korjati, ma arvan, üles järgmisteks kordadeks, et üldjoontes mulle tundub see muutus, mis nüüd tehti, töötas ja lõpuks õnneks tegi ja suutis Kalev Cramo ka oma, ma arvan, nii-öelda korraldaja võimetega seal Saaremaal ikkagi päris korraliku möllu püsti panna, et tegid seal, ma vaatasin Saaremaal mingid avalikke üritusi, seal käisid postituste järgi vähemalt seal Saaremaa noortega kuskil vist koolides või kuskil mingid postitused mulle silma jäid, saal oli korralikult täis, et ütleme halva mängu juures, mida ideaalis kindlasti oleks tahtnud näha seda mängu Tallinnas, miks mitte isegi suuremas saalis kui Kalevi spordihall, siis nii-öelda nagu halva olukorra juures võeti sealt ikka täitsa korralik nagu happening välja, võib vist öelda. Korraldus on muidugi tipp-topp ja seda Kalev Cramo mehed oskavad hästi teha, et selle vastu ei ole. Telekas nägi ka hea välja. Ei ole midagi, aga jah, ütleme tervikuna see, ütleme, see ei olnud kokkuvõttes, see ei olnud nagu päris see, mis pidi olema, aga nendest põhjust me oleme rääkinud ka. Aga üldiselt ma ütlen, et see karika nädalana on väga okei ja igal juhul seda tuleb jätkata ja seda jätkatakse ka, et sellest on juba juttu olnud ja see on nagu okei, seal ainult küsimus ongi selles, et kuidas need paarid peaks nagu moodustuma, et kas eelmise aasta mingisuguste tulemuste põhjal või teha siis ikkagi jooksva hooaja mingi hetkel nagu see joon vahele ja selle põhjal paarid panna või puhas loos, ütleme. No loosi saab ka teha poolpuhtana selles mõttes, et näiteks sa võtad hetke turniiri tabeli, mingi hetke seisuga lööd selle lukku koduses või Pahvliigas siis ja nagu Hispaanias üldse 8 tiimi valitakse sinna ju selle järgi, et põhiturniir on täpselt poole peal. Tõsi, meil ei jookse seda poole joont nii hästi nagu Hispaanias näiteks. Ei jookse, mängude arvud erinevad klubidel. Aga sa tõmbad ikkagi mingisuguses kalendris mingisuguse hetke, ma ei tea, uus aasta kas või ja siis selle järgi paned järjestuse paika, annad näiteks 4 esimesele, siis paned need 4 esimest ühte potti, loosipotti, 4 järgmist teise loosipotti ja siis
joosid nad omavahel pimeda loosiga näiteks kokku tabelisse. Aga miks ei või olla puhas pime loos, kui lähevad Tartu ja Kalev esimeses... Mõnes mõttes see oligi karikavõistluste idee ju, vaata, vanasti loosida. Et ka väiksed võisid saada hea loosiga jõuda nagu päris kõrgele. Üldse pallimängus, see oli vaata vanasti ka jalgpalli eurosarjas ju lihtsalt tuimalt loositi paarid ju. Lihtsalt loositi need paarid. Aga natuke on minu arust selle juurest hakatud kõrvale kalduma ikkagi, et võistluse huvides nagu ei ole lõpuks, et Tartu ja Kalev Cramo esimeses ringis kokku läheks teisalt. Aga kunstlik nende finaali kokkuviimine ei ole ka nagu, see on nagu sportlik printsiip ja selleks on meistrivõistlus, eks ole, karikavõistlus ongi olemas teinud, et minu selle otseselt selle pimeda loosi vastu ei ole ka nagu midagi, et minu arust see eelmise aasta tulemuste arvestamine ma olen nõus, et see on kõige imelikum võib-olla nendest variantidest, et parem siis juba selle aasta tabeli seis mingi hetke seisub. On erinevad mängud erinevate vastastega, aga no tõmbame kuskilt selle joone, eks ole. Jalgpallis on ju karikas on pime loosiga ju. Jalgpallis on karikas pimeda loosiga, on küll. Kusjuures see süsteem, oota ma korra kontrollin, see süsteem, mida ma kirjeldasin, ongi täpselt see, mis Hispaanias on kasutusel. Ehk siis 8 tükki tulevad tabeli järgi põhiturniiri keskel, 4 esimest ühes loosipotis, 4 järgmist teises ja siis loositakse sealt see tabel siis kokku. No näiteks seal on täpselt selline kasutusel. Et loosist siis, või sellest nii-öelda formaadist siis nii palju, natuke muidugi kui meil on tehtud ja võeti nüüd see suund ja millel on ka omad positiivsed küljed, et kui klubi saab need ise korraldada, siis sünnib sealt võib-olla mingisugust kasu ka ja on saalid rohkem täis ja nii edasi, versus see, et see kõik toimub ühes kohas. Et see saalide probleem, ega seda lõpuni lahendada ei ole liiga lihtne olukorras, kus väga vähe on neid klubisid, kellel on oma saal niimoodi, et mina peremehetsen ja võin kas või eelmisel õhtul öelda, et nii, nüüd on, kuna ma kaotasin poolfinaali, siis mul on homme pronksi mänguks saali vaja sellel kellaajal, see Pärnu näide, et kui palju sa neid saale siis ära bronnid seal lõppkokkuvõttes ja kui pikalt ette, et kas sa pead arvestama siis nii võiduga veerandfinaalis, poolfinaalis, kaotusega poolfinaalis või mismoodi sa neid täpselt kinni paned. Tõsi, selle pronksi mängu ma jätaksin muidugi esimesena üldse ära, et karika formaadis tundub see eriti veel veider hakata pronksi peale mängima, aga ma täpselt ei ole aru saanud, mis see iva seal on. Miks see väga selge iva on, et see välja pronksmedal ja ütleme, nendel klubidel oleks võimalik midagi saada. See üks meie sõbralik podcast on ka seda kõvasti kritiseerinud. Ma ei nõustu nendega, ma ütlen, kui meil oleks olnud võimalik saada pronksi mängu ja see pronksmedal saa näiteks kätte saada, see oleks väga suur asi olnud ja sellega saad igal juhul minna suurtoetajate juurde öelda näidata, et näete, me saime karika pronksina. No mina nõustun omakorda just Siim Raudlaga ja selle argumendiga, et samamoodi saad minna selle, et karika poolfinaali jõudmisega täpselt samamoodi. Ei, sellega sa ei saa, vaata, see ongi see vahe. Vaata, ei ole sina ega Siim Raudla käinud, ma arvan, et Siim võib-olla on, aga sina käinud nagu sponsorite juures seda rahajuttu ajamas, et mingisuguse jutuga, et oi, me saime poolfinaali, see on mingi udujutt. Medal on medal. Ja medalit sa võidki võtta kaasa ja näidata ja nii lihtne see ongi. Et see on konkreetne asi nagu. Nii, aga räägime korraks ikkagi sellest, mis väljakul ka toimus, ehk et BC Kalev Cramo ikkagi juhtis ja võitis, ütleme nii, selle finaalkohtumise Tartu vastu, kuigi Tartu ajas täitsa korralikult periooditi selles mängus vastu ja seal lõpu eel, kas 4 peale äkki oli 4 vist äkki see kõige väiksem vahe seal, või oli 6 ja said 3 veel visata. No ühesõnaga ei olnud see sugugi ühepoolne see mäng ja täitsa huvitav, ma arvan, on polemiseerida natuke nüüd selle üle, et kas ja mis šanssi siin tänavu BC Kalev Cramot võita ikkagi on, et ka see finaal ei jätnud mulle sellist muljet, et Kalev Cramo oleks alistamatu siin koduses Tandris tänavu, et ma arvan, et sellel samal Tartul on võimekust neid ammustada küll. Ma kindlasti on alistamatu, et seda ei saa kindlasti ütelda ja teades, et Tartu nüüd võttis veel uue lätlasega juurde ja me ei tea veel, siin on mingid päevad on veel ju jäänud ka igast täienduste muutuste tegemiseks ja et võib-olla veel midagi kuskil tehakse, et ma arvan, et kui Tartu nüüd saab oma komplekti kokku ja kui nad lõpuks peaksid finaalis Kalevile vastu minema, siis ma ennustan, et 3-0, praeguse seisu pealt vaadates, 3-0 see seeria kindlasti ei tohiks lõppeda, et ma arvan, et Jululga näeb võib-olla finaalis ikkagi päris põnevat seeriat.
aga noh, see vahe, mis silma hakkas konkreetse mängu pealt, oli muidugi minu jaoks vähemalt selline väga suur erinevus kahes meeskonnas kui meeskonnas, et Kalev Cramo oluliselt nagu mitmekesisemalt ja mitmekülgsemalt ja oluliselt enamate mängijate panusega kulgeb võrreldes Tartuga. Et ma arvan, et Tartul on siin alates treenerite pingist päris palju mõtteainet ikkagi, kuidas see mäng saaks nagu rohkem tugineda erinevamatele mängijatele. No ütleme nii, et finaalis Tartul mõned mehed ei õnnestunud väga hästi, et kes tegelikult ütleme siin poolfinaalis, veerandfinaalis mängisid suhteliselt hästi, et seal on ikkagi tegelikult Tartul seda sügavust seal on tegelikult, et seda ma imestan olemuse poolest nagu on, et sellest ma arvangi, et kui nad nüüd saavad oma asjad kokku, noh seal ei teada, et Kivi oli ju vigastatud, eks ole, ja ei olnud kõige paremas hoos selle pärast ja noh, okei, Malmanis lihtsalt ei tulnud võib-olla hästi välja see finaal, et ma arvan, et tegelikult Tartul on variandid küll Kalevi vastu tahta. Ma väga loodan, et see, mitte et ma oleks, ma ei tea, Tartu poolt või Kalevi poolt või kokkuvõttes, miks me Keilaga võiks finaali jõuda, eks ole. Et peab ikka niimoodi ka mõtlema seda asja, aga ma ütlen, et juhul kui need kaks klubi, mis tegelikult tunduvad praegu on nagu teistest üle, peaks finaalis kohtumis, ma loodan, et sellest tuleb nagu äge finaal ja äge seeria, nagu, et mitte ma oleks ühe või teise poolt, aga lihtsalt oleks põnev. Nii, natukene, aga kuna tõesti, me oleme siin selgelt rekordtempos minemas, teades mis teemad meil siin saates veel tulemas on ja et meie kiire vahemäng ilmselgelt ei saa täna veel kohe kuidagi moodi eriti kiire olema, siis kiirelt siia selle saate osa lõppu markeerime ikkagi ära, et Eesti korvpallikoondis eile sai täiskoosseisus kokku või selles koosseisus, mis antud aknas kokku on tulemas ja peaks saama. Täna ollakse avalikkuse ees minu teada ka siin intervjuude ja avalike sessioonidega ja siit enam pikka maad rohkem ei olegi, kui reedel siis esimene Euroopa meistrivõistluste valikmäng võõrsil Põhja-Makedooniaga ja sinna otsa siis kodus ootab Leedu. Ja eks selle sellise tunde võib siis kokku võtta sellega, et teed korraliku triumfi, teed 2-2 ja sisuliselt oled juba enam kui ühe jalaga finaalturniiril, aga sama hästi võib käsi käia ka niimoodi, et saad 0-2 sellest aknast ja siis on juba kärsa haisu päris kõvasti. Jaa, aga vaadates ikkagi, mis koosseis ennast on kokku saada seekord, siis 0-2, ma loodan, et see asi ikkagi ei lähe, et see Makedoonia ikka õnnestub ära kägistada. Kuigi pole lihtne koht, kus mängida iseenesest. Kindlasti ei ole. Me vist mõlemad oleme sulle Makedoonias olnud, kui seal on väga pahasti käed käinud ja ei olnud kehv Eesti koondis, kelle käsi seal väga pahasti käis. Kullamäed, kes seal kõik kohal olid. Tõsi, oli vähe teisel tasemel Makedoonia koondis sel hetkel, aga ikkagi see tramburai, mis seal käima läks, see ei lähe ilmselt kunagi ka meelest ära. Ja, et kuidas konkreetselt see mäng kulgema hakkab seal ja paberil selgelt me peaks olema tugevam koondis, isegi kui Põhja-Makedoonial on seal üks legionär abiks, et ikkagi peaks olema, aga kahjuks see paber ei maksa siin antud hetkel üldse mitte midagi ja see paberil me peaks olema koondis, kes omab ambitsiooni ka Leedut kodus võita täis maja ees, mitte minema sellele mängule sellise mõtte ja tundega, et ega siit nagunii midagi ei tule, on ju Toomas Häberliliku sellise, et peame oma kohta teadma. Jaa, see on jama muidugi, kui seda on, et eile tuli info ka, et 2 Leedu koondisest mängust väljas, et jah, ei ole Leedul ju ikkagi ju mingi maksimaalne koosseis, kuigi ütleme, väga palju on mehi kätte saadud Euroliigadest, aga Leedu maksimumist on asi väga kaugel, et kindlasti peab minema kodus üritama seda, kuigi see on üliraske muidugi, tähendab, et siin ei saa olla mingit pettumust, kui seda mängu ei õnnestu võita, aga seda peab minema üritama võita. Ja kus juures need 2 puudujad, keda sa silmas pead, on veel väga võtmetähtsad puudujad minu arust, et kui ma mõtlen, millega on siis konkreetselt need 2 meest, Gedraitis ja see noorem Gedraitis, me räägime Žalgirise Gedraitisest siis, ja Birutis sel hooajal silma paistnud, siis ma kujutasin just ette, et Gedraitis on see mees, keda pannakse siis meie kõige ohtlikumad tagameest ehk Gert Kullamäed, Kristjan, ruttame ette siin praegu, Kristjan Kullamäed hakkima siis, et meie tagaliini ja võib-olla koondise kõige olulisem mängija üldse maha võtta ja see sama Birutis seal korvi all on tegemas eriti uue peatreeneri käe all Žalgirises ka veel nagu imelist minekut tegelikult, nii et
hoiame hobuseid, aga ei ole põhjust, nagu ma ütlesin, minna sinna küll vähem väiksema mõttega kui see, et me võiks selle mängu võita. Laseme kõlli. Aeg on läinud meeletult ja proovime siis teatud teemadest kiiret üle minna. Kuhu kiiret tööd on vaja teha? Meie seltskond ei meeldi. No jaa, no see... Et kõhtu tüü sööma tahaks minna. Ei noh, teie ju tööd ei pea tegema, minul on homseks artikkel. Mis artiklit saad? No sul on Peep ka vist ilmselt. No see on tõesti ainus töö maailmas. See ei valmi homseks, ma arvan. No näed, aga minul peab valmima. Nii, okei. Kusjuures ma ei välista, et täna on vaja üks artikkel isegi teha, kui nimetame seda artikliks, aga läheme edasi. Reklaamtekst. Läheme edasi. Reklaamtekst. Ei saaks nii öelda. Nii, Tartu maraton toimus, äge. Tarvalt muidugi pillil jälle ei olnud ja tegelikult seda... Ma vaatasin küll, vaata, tal on see, vaata, juuksid kuidagi turrist, et on see suusamütsi jätnud juuksid välja turritanud ja niimoodi on kihutanud, et küle pealt nagu ajab nagu välja sealt, aga ei olegi, tuleb välja, et ei olnudki stardist. Aga muidugi... Ei, see on stiil lihtsalt. See on stiil, ei, andke andeks. Nii, aga mis oli tegelikult täiesti porr oli see, et seda Tartu maratoni kuskilt ei näinud, ma mõtlesin, et ETV tegi otse. Nüüd juba mõni aasta minu arust ei ole. Kas äkki pärast seda, kui see ei ole enam seal rahvusvahelises sarjas? Ei, mis vahe selles on? See on Tartu maraton. Ja teine asi... Ma kunagi pole huvitanud see, mis seal ees toimub, vaid olnud see nagu rahva pidu. Ja teine asi oli see, et ma mõtlesin, et võib-olla mõni nii-öelda uudismaja ka kajastab seda kuskilt vaheapunktid ja värgid ja särgid, et aega ei midagi, aga no õnneks läksin Tartu maratoni koduleheküljel, seal nägin neid aegu ja ka sõit oli vägev, aga muidugi täielik hitt oli ikkagi see tüüp, kes laskumisel kukkus tiiki, kuskil rinnuline enam-vähem umbes. No puusani. No ei, sealt oli ikka rohkem, ikka üle kõhu ka ja see ronis seal kuidagi moodi välja ja rahulikult vend pani aga maratoni edasi ja no ütleme niimoodi, Tarmo, nüüd ei ole sul muud võimalust, kui siis näiteks, kui Tartu maraton tuleb, eks, ja mis tehnikas iganes, siis kohe maratoni stardis hüpata ka, samamoodi seal on tiike küll ju. Nii või lasta külma veega ennast üle ja paihkali. Just. Aga on seal mingi õigustus ka oma siis teguviisile või? Absoluutselt, ma ei tunne, et ma vajaks mingit õigustust. Ma endiselt jään oma mantra juurde, tehke see maraton ükskord vahelduseks ka vaba tehnikas. No oli. Ja ma tulen... Ei, see oli pool maraton. Ei, nagu me rääkisime, oleks sõitnud tagasi ja sõitnud... No jaa, aga see ei ole ikka see. Ma ei kavatse aktsepteerida mitte mingisugust survet siin, mingisuguseid... Lihtsalt kas sa oled mees või ole? No ei, siis järelikult ei ole. Et kui see on sinu kriteerium, et ei kavatse mingisuguse survele alluda ja endiselt kavatsen tegeleda vastupidi, tegeleda omapoolse survestamisega, et kui Tartu maraton tahab ikkagi vabatehnika mehi ka starti saada, siis mõelge ka meie peale. Muide, ma pakun välja, et me Peep suudame Indrek Kelgu viia nii kaugele, et ta annab Tarmole eriloa sõita uisku seal maratonil. No selles ma julgen kahelda loomulikult. Ei, selles ma kahtlen ka ja ei. See oleks pühaduse rüvetamine, seda ei saa juhtuda, Jaan. Ei saa juhtuda. Ei no, samm 2, kui mõelda nüüd nagu jättes lõõpimine kõrvale, on see, et kui ma natuke tehnilisi detaile, kindlasti on seal mingid tõrked võib-olla, et kui see sama tänavune samm oli juba see, et päev enne toimub siis vabasõidus see 31 kilomeetrit, sõidu teine pool. Et no miks võiks järgmise aasta samm olla, et päev enne toimub siis täispikkuses vaba tehnika sõitjatele. No, see pole see. Mis ta see ei ole? Kusjuures suusahundid väidavad mulle, olles manitsedes, nagu hoiatades mind, et vabatehnikas tegelikult pidi raske mõlema seda läbida. See raske, ta on intensiivsem. Et seal võivad, kui sa seda üle pingutad, siis jalad võivad ühel hetkel lihtsalt üles öelda ja kogu lugu. Aga ma ütlen veel kord, et vaata, mingid asjad, mis peavad jääma, mis on klassikad. Ja Tartu maraton on klassika. Sa ei nõua ju, et Vaasa lopetit saaks uisutada läbi. Ei, no ma otseselt ei nõuagi, ma ütlen lihtsalt, et kuni on klassikas, siis ma ei tule. No aga see on rumalus. Nii, vahetame teemat ja vaatame, kas saame hakkama 12 minutiga või läheb kauem. Circa 12 minutit läks circa 12 minutit, kohe vaatame. Läks siin samas laua taga aega siis Gert Kullamäel, et kuidas me nüüd ütleme,
võtta kokku BC Kalev Cramo mängu järel, Pärnu ja BC Kalev Cramo mängu järel see, mida ta arvab sellest, et kohtunikud seal otsustavatel hetkedel vilistasid ühe vea ja Kalev Cramo vabavisetega sai siis selle mängu ära otsustada sellele Gert Kullamäe 12-minutilisele mis see õige sõna on nüüd, Jaan, ütle? Ei, tõsisele jutule, mida ta rääkis väga tõsise näoga ja esitas oma argumendid ja põhjused, Et sellele järgnes siis 1000-eurone trahv, nüüd ma jään võlgu selle konkreetse organi, mis selle trahvi tegi, igatahes Atso Matsalu Eesti selle tegi Eesti-Läti liiga tehniline komisjon. Vot, mille eesotsas siis on, nüüd parandab Eep, kui ma faktides eksin, Eesti Korvpalliliidu juhatuse liiga Atso Matsalu. Ma ei tea, kas seal ongi kõneisik ta antud kaasuses oli. Ei, ta oli nagu Eesti pool, ma ei vaata nüüd Läti poole kõneisik oleks. Läti poolel polnud vaja seda kuidagi isegi kommunikeerida. 1000-eurose trahvi, millele ütleme, tasub ära mainida, et kogu selles loos olulisel kohal on lisaks sellele trahvile siis ka Atso Matsalu kommentaarid, kus ta avalikkuses siis hoiatas veel, et kui Gert Kullamäe oma kohtunike teemalist kriitikat tagasi ei hoia, siis võtame talt umbes treeneri litsentsi ka veel ära, tõe huvides olgu öeldud, et sellel konkreetsel liiga, ütle uuesti see nimi, tehnilisel komisjonil või ka Korvpalliliidu juhatuse liikmel Atso Matsalul vist minu teda ei ole mingit voli talt treeneri litsentsi päris ära võtta, aga see selleks. Ja see asi on nüüd päädinud siis lõppkokkuvõttes sellega, et täna hommikul Pihtas Põhjas saate tegijad teatasid, et kui asjad niimoodi käivad, siis nad üldse lõpetavad selle saate tegemise ära. Võibolla oluline nüanss, mida siin veel mainida. Ma nüüd ei tea, kui palju Peep siin saates laua taga nüüd praegu siis lõpuks ütleb või ei ütle, see saab üllatus olema siin natukene, aga üks üsna oluline nüanss siin ikkagi selles loos on ka see, mida olen täna hommikul siin peaaegu kõikide asjaosalistega suheldes aru saanud ja mis oli ka Gert Kullamäele väga oluline kaalukeel, kui ta otsustas, et ta ei saa selles või sellises olukorras siis jätkata nendes kahes rollis, on tagasisidega, ütleme, konkreetsemalt nii mõnegi konkureeriva klubi esindaja poolt, et mis kuidagi heidab ette, et kuidas üldse treener saab tulla podcasti laua taha ja seda etteheidet minu andmetel vähemalt on pidanud ka siin minu vastas istuv Peep kuulma nendel kokkusaamistel, mis minu arust teeb selle loo nagu võib-olla isegi nagu kõige absurdsemaks, et minu arust peaks korvpalli avalikkus, kaasa arvatud olgu need klubid, alaliidu juhid, kuigi ma tean, et seal on ka väga erinevat nägemust ja kõik ei jaga seda arvamust, olema üliõnnelikud, et meil on sellised figuurid, kes olgu siis siin meie saates, Pihtas Põhjas saates, mis iganes kolmandas saates, võtavad ja pööravad nii palju tähelepanu korvpallile, kui seda siin viimastel aastatel on pööranud. Ja kujutame nüüd ette seda olukorda, enne kui Peep siin üldse sõna saab, et otsustame, et me siin saates siis lõikame korvpallid või teemad välja, et siin on mõned inimesed, kes ei pea kohaseks, et meistriliigas treener olev mees korvpalli teemadel üldse arvab midagi, olgu siis koondisest või klubi tegemistest või et Keila saab tänu sellele näiteks rohkem tähelepanu kui mõni muu klubi. Davai, ärme räägi korvpallist siin saates ja siis mõnes teises saates ja kas see on nüüd siis korvpalli, et see on nüüd siis korvpalli suur triumf? Võiks Delfis ülekanded ära kaotada, milleks neid näidata siis. Jah, äkki seal ka. Rääkida ka ei tohi, siis ei ole mõtet ju näidata ka midagi ja tegelikult peaks ju saali uksed ka sulgema. Seal inimesed võivad ju ka ropusti midagi ütelda. Ja kutsugas ongi, Keila ongi öelnud. Mingi pahandus kogu aeg. Et teeks nii, et katsuks nurga taga hästi vaikselt nagu teeme ära ja mängime natuke. Jah, me jõuame selle teemani. Kuule, meil tuleb siin teema 4. punkt vahemängus. Nii nagu naiste võrgus. Paneme kell 12 päeval. Kell 12 päeva täpselt, keegi ei saa tulla, keegi ei kommenteeri, kedagi ei huvitagi. Siis ongi mõnus, siis on väga mõnus. Siis me oleme kõik rahul ja näpud püsti ja siis on kindlasti tehnilised komisjonid rahul ja kedagi kritiseerita ja midagi ei ole. Tegelikult olgem ausad, sa ütlesid siit kõige rohkem hämmastas see mingi klubi, ma tahtsin tagasi otsaga jõuda muidugi selle konkreetse kaasuse juurde, kus loomulikult on mingisugused reeglid teil kokku lepitud omavahel seal, kust jookseb siis kriitika piir ühest suunas, teises suunas, mingid trahvid, nii edasi. Loomulikult
ei saa Kert ja Pärnu esindajad rääkida tuima häälega, kuidas see sõnavõtt oli kohtunike kiitmine, no loomulikult oli see lõppkokkuvõttes kritiseerimine, kuigi väga osaval ja ma arvan kuulajaid ja vaatajaid noh ikkagi nende meelt väga lahutaval moel kahtlemata ja nauditaval moel, et noh ja isegi selle juures, no ma ütleks Eesti mõistes see reaktsioon oli selgelt ebaproportsionaalne, mis järgnes selle. Ei no teab, kõige hullem ongi asja juures see, et tehti trahv, noh. No ütleme, ma siiski võtan siit kinni veel korra, vabandust. Et no kui me räägime ka trahvide suurusest, siis Euroliigas alles eelmisel või üleelmisel nädalal karistati Wade Baldwinit, kes oli peaaegu kohtunikule kallale minemas mängu järel 3500 euroga. Mängijad, kes teenib umbes 2 miljonit eurot aastas. Ja see ma nõus. Aga ma ütlegi nii, et seda proportsiooni arvestades oli see üle proportsiooni selgelt. Kaugemalt pihta. Minu arust, ja see oli minu isiklik arvamus, ei peaks olema niimoodi, et on see tehniline komisjon, mis tähendab sisuliselt nagu asendab nagu Eesti liigas distsiplinaarkomisjon, ütleme, asendab nagu natuke seda, et see komisjon saab siis nagu ise oma vaba voli alusel võtta teemasid, mille peale hakata siis karistusi määrama. Minu arust ei ole mitte keegi esitanud sellele komisjonile, mina niimoodi aru saan, mingit kaebust, komisjoni üks liige lihtsalt võttis ise pähe, et nüüd teeme sellise asja ja määrame sellise karistuse. See on number 1. Et minu arust need asjad ei peaks nii lihtsalt käima, et seda enam, kui seda komisjonis on inimene, kes on ilmselgelt ühe osapoole, kuidas ma ütlen, huvide esindaja ja huvitatud pool. Et kui selline komisjon on, siis seal ei tohiks olla nagu üldse nagu asjaga seotud inimesed. Siis on veel kuidagi võib-olla aru saadav, eks ole. Siis peab keegi esitama sinna komisjoni, et palun, siin oli siuke lugu, palun arutage seda. Punkt 2. See komisjon ei tohiks teha otsuseid niimoodi, et nad ei ole rääkinud osapooltega, küsinud selgitusi ja nii edasi. Noh, et see nagu, need on nagu asjad. Lõpuks määrati mingisugune trahv, noh, selle veel neelaks alla, aga kui siis see komisjoni liige hakkab rääkima sellist juttu tõesti, et kuule, et kui asjad niimoodi jätkuvad, me võtame treeneri litsentsi ära. Noh, selle peale nagu ausalt öeldes tahaks ütelda, et võtaks äkki selle komisjoni liikme litsentsi ära, üldse nagu selles komisjonis olemiseks või korvpalli asjade ajamiseks, et noh, see on ju jama, no see on nagu korvpalli, kui nüüd keegi üldse korvpalli kahjustas, võt siis see intervjuu nagu, mis nagu eetrisse paisat, võt see kahjustas korvpalli ja sellega tuleb tegelikult nüüd tegeleda ja sellega peab nüüd korvpalliid tegelema, et sellist jama mitte kunagi enam ei korduks. Et see on nagu asja point tegelikult. Ja tegelikult nagu mina siit kõrvat kuulates aru saan, tähendab ühesõnaga, kui kellegile tehakse trahv ükstapuha, millisel spordialal, kus või millegagi dopingureeglite rikkumine või mis asja, igal ühel peaks olema kindel võimalus minna apellatsioonikomisjoni. Ja tegelikult meil on alaliitudel olemas apellatsioonikomisjonid ka. Ja teine asi on meil ju ka EOK apellatsioonikomisjon, kuhu tegelikult võib minna, mis on siis eelnevad instantsid nii-öelda rahvusvaheline spordikohtuleks. No sellega ju muidugi spordikohtusse minna ei saa. Aga tegelikult peaks olema kindlasti võimalus kaevata edasi see karistus ja sellele samale korvpalliliidu apellatsioonikomisjoni. Et noh, siit on nagu korralik kobarkäkk ikkagi moodsas keeles minu arust välja sepitsetud ja kui ma selle teise poole juurde ka veel tulen ja tõesti kuulen siin inimestega omavahel rääkides neid ääli, kuidas seal, ma ei tea, ühele inimesele ei meeldi, et ühes saates keegi ütles midagi niimoodi ja teises saates keegi niimoodi ja tuleks üldse ei peaks olema seal, ei peaks käima seal, siis see on minu arust nii lühinägelik vaade sellele, mismoodi hoopis rõõmustada selle üle, et korvpall ja konkreetselt ka liiga ja need mängud ja koondised on nii palju ja nii erinevates formaatides praegu arutelu all ja et meil on meil antud juhul
räägin nagu korvpalli kontekstis, on selliseid inimesi ja figuure, kes nagu, keda on äge kuulata ja kes koondavad kuulajaid enda ümber. Et väga lühinägelik minu arust ka sinna teise poolde hüpates on hakata kuskil protesteerima, et näed, ei peaks Kullamäe seal käima üldse minu arust seal Pärnu treenerina. Mis mõttes, et ma saan aru, et on mingid rollid jah, kus oleks teda imelik näha, aga podcast on siiski selline arvamuse avaldamise žanr. See on arvamusrubriik, jah, seda ma nagu rääkinud ka. Teisatele ma mõtleks... Ja maailma vaadates, siis ei saa ka öelda, et see kuidagi midagi erilist oleks, et see ongi nagu uus maailm, uued meediavormid, mis tulevad peale, olgu see siis blogi või olgu see podcast või olgu see midagi, keegi teeb sotsmeedias mingisugust väga ägedat asja, olgu ta mängija, treener või manager, kõikide selliste algatuste üle tuleks ainult õnnelik olla. Et teine asi ongi see, et tegelikult see teema, ütleme, algataja teiselt poolt, ütleme, Atso Matsal on ju ka tegelikult ju aastaid ju korvpallis olnud ja korvpallile ju palju ju teed andnud ka, ütleme, kõva kohtunik, eks ole, kõva komissar seal kohtunikke koolitanud, teinud ja olnud ja ka toetanud korvpalli ettevõtjana ja kõik see, et mis Uss nüüd siis niimoodi ammustas, et seda nagu niimoodi keerata, et kõiki asju saab ju ka klaarida, ma olen nõus, ma olen siin Johniga, Pärnu klubi juhiga rääkinud ka neid asju ja kõike saab ju nagu arutada, et miks neid asju peab niimoodi tegema, võt see nagu mulle nagu pähe ei mahu ja siin ma ikkagi näen ka, et seda kogu seda teemat ei saa nagu, kui öeldakse, et head kriisi ei saa raisku lasta, eks ole, et seda teemat alaliit ei tohiks ka praegu kuidagi nagu raisku lasta selles mõttes, et arutada aga ikkagi oma seas veel rohkem läbi, ma ei tea, juhatuse tasandil, et kuidas me neid asju siis teeme, et kui on mingisugune nii-öelda rikkumine, kuidas me neid arutame, kuidas me neid karistusi määrame, kuidas me seda pärast kommunikeerime, eks ole, et ei tekiks sihukest asja, et tegelikult kõige suurem jama ikkagi tuligi sellest kommunikeerimisest või nendest lausetest, et ma arvan, ma olen jumala kindel, et sellest ei oleks tulnud ainult trahvist, ei oleks tulnud sellist asiotaaži, kui tuli just selle ähvarduse pealt ja see mul nagu ka, see mul ei pahugi nagu pähe. Ma olen sama Atsoga siin samas lauadaga teinud ju oma saate intervjuud ja tegelikult ju väga adekvaatne ja mõistlik inimene, räägib ju mõistlikku juttu ja teab neid asju kõiki, et kurat, peaks saama ikkagi neid asju ajada nagu paremini, et sihukest fopaad nagu ei tohi tekitada. Jah, ma loodan, et see lugu ei ole veel päris läbi. Ja sa ütlesid õigesti ja ma loodan ka, ma olen ise enda peale natuke pahan, et kuidagi alles eile siin meie saateks valmistudes kuidagi ja teemasid läbi käies, siis mõeldes selle peale nagu pikemalt, prahvatas mul nii mõnigi mõte sellega seoses, aga siis see hommikune teade, mis tuli saate tegijatelt natukene siin juba sundis nagu teistmoodi reageerima, aga ma natuke enda peale pahane isegi, et eelmisel nädalal juba ei reageerinud võib-olla mingites ringides ja moodustel reljeefsemalt ka nagu, ka ütleme, kas siis enda nimel või meedia väljaandena, kuna see puudutab ikkagi natuke laiemaid küsimusi ka see kogu see saaga, mismoodi see ja need mitu tahku, mis siin lool ka on, alates sellest konkreetsest trahvist, selle kommunikeerimisest ja siis sellisest üldisest arusaamast või nägemusest, kuidas kas või Peep ei peaks istuma siin saates ja Kossu liiga teemadel rääkima. Ma ei taha nüüd üldistada, et nii on see mingi valdav arvamus, aga sa Peep ilmselt ei saa ka ümber lükata, et on kõlanud sulle ka selliseid. Ja ma ütlen väga, et just neid tahke ongi nagu mitu, eks ole, et keegi ei vaide selle vastu, et on juhendis selline punkt, eks ole, et sa ei saa nagu ühte, teist või kolmandat asja ütelda. Ja tulebki mingil määral muidugi tulebki ohjelda, see ei saa olla päris nii, et üks puha mida nagu välja pursked, eks ole. Ütleme, ühes eilses formaadis seal jõuti ka teatud kokkulepeteni, mis ma arvan nagu tegelikult mõnes mõttes süsteemi sees neid asju nagu muudavadki juba natuke ka paremaks, aga ma ütlen veel kord, et siin nagu see laiemat pilti oleks vaja nüüd vaadata ja veel arutada igal juhul. Ja kuule, mul tuli mõte. Korvpalliliit võiks müüa, pakun, ütlen niuke 10 000 euro eest aastakaart. Ostad aastakaardi
ja siis ongi, tähendab ühesõnaga enam lisatrahve sulle ei määrata, sa võid rahulikult kõike rääkida ja siis võib-olla siis saate sponsorid maksavad siis Kullamäe, kellel on probleem, maksavad 10 000 ära, kõik, ja vend räägi kõik, mida tahad, keegi midagi ei, rohkem ei toogi. Miks mitte? Võimas, no Jaani peaks saatma ikkagi kuskile... Jaan peaks olema siis tehnilises komisjon. Jah. Ei, aga korvpalliliidule tuleks 10 tonni sisse mõnusalt. Jah. Oleks ka paha variant. Ma arvan, et Keijo Kuhi oleks rõõmus, raha tuleb. Et kellel raha, see siis saab rääkida, sellele on õigus rääkida. See on muidugi ka hea loogika. Jaan, tulen mõistus tagasi. Nii. No Jaan ise on siuke kröösus, vaatana, et talle sobiks selline. Talle sobiks muidugi. Mis? Jälle mina või? Ei. No nii, Eigo sai teise pitsi. Eigo teie väike pitsi. Gregor Sirk, meie ujuja, üllatas siis MM-il 5. kohaga pikas basseinis. Eesti rekord, olümpianormi alistamine, kõik suurepärased sooritused ja põhjust pole vaja kaugelt otsida. Mees sai hiljuti isaks ja see viis fookuse võib-olla liiga süvaspordi pealt mujale. No tegelikult ma Gregoriga rääkisin, ega ma olin ka natukene üllatunud, et niivõrd head ajad tulevad. Tähendab, ma räägin aegadest. Ma ei räägi kohast, sellepärast, et seal olid paljud 200 liblikat, väga paljud staarid ei tulnud MM-ile kohale, aga kõik see, et ta oli ikkagi tõsine probleem, oli selle Pariisi olümpianormide alistamisega. Nüüd tuli kõik see rahulikult ilusasti ära, 2 korda parandas Eesti rekordit. Ja kui ma nagu lugesin tema eelmisi nii-öelda sõnumeid, siis ta ütles, et ta oli tegelikult omadega päris puntras ka enne MM-i, et ta ettevalmistus ei kulgenud kõige paremini ja mitte plaanitud just moel. Ta oli hädas selle libliku ujumisega, et ta ju tegelikult 2 aastat tagasi või isegi mullu, ta keskendus nagu pikale kroolidistantsile, sellepärast, et liblikas ei tulnud kuidagi välja. Ja nii, plaks, kõik läks kenasti paika, rääksin temaga ja ta ütles, et see 3 kuud tagasi, kui tal poeg sündis, ütles, et see pani peas paljud asjad tõesti korda, ütles niimoodi, et enam ei muretsenud niivõrd enda pärast, ei keskendunud mitte niivõrd spordile, et praegu on umbes muud asjad palju tähtsamad ja see võib-olla vabastaski vaimu ja kõik, et tegelikult hurraa. Ja mul siin tekib tõsine küsimus, miks teised Eesti ujujad, kes tahavad pääseda Pariisi olümpiale, ei läinud MM-ile, öeldes, et see ei sobi nende plaanidesse. Nüüd nad siis rahulikult valmistuvad, ootavad viimased hetked ära, aprill, mai, kui viimased hetked on seda olümpianormi ujuda. Vaatame, kui nad selle välja ujuvad, siis on neil õigus, kui ei uju, oli Tsirgil õigus. Ma just mõtlesin, et huvitav, kuhu Jaan selle lausega jõuab, et kas jõuab sinna, et miks teised Eesti ujujad, kes ei ole Tsirgi kombel, on võib-olla kuskile pidama jäänud oma arengus, ei ole siis emaks või isaks otsustanud. Ei, mitte sellepärast. See on see olümpianorm, nad ajavad ju kõik see saitsevad ja kõik, kes ajavad samamoodi. Palun, sul on MM, sul on maailma parimad tingimused. Dohas. Sul ajavahega ei ole probleemi, eks ju. Sul on basseinis kindel kiire vesi, sul on tugev konkurents olemas, mida sul veel vaja on? No see ongi see, et miks paljud maailma tipud sel MM-il kas ei osalenud või ei olnud väga hea soos, ongi see, et ujujatel see vormi sättimine teatud perioodil on päris keeruline ja nad ei saagi ennast praegu tippvormi ajades nad kardavad olümpiaks. Tippude jaoks on see okei, nad ei pea olümpiapileti pärast muretsema. Täpselt, neil on olümpiapilet olemas ja nemad mõtlevad medalitest. Aga me räägime ujujatest, kellel ei ole... No aga jälle nad näevad nagu varianti selles, et kui nad on hiljem tippvormis, et siis nad saavad olümpiajaks kuidagi seda, ma ei tea, kas säilitada või paremini sättida. No ütleme, ei ole sina ega me keegi siin nii kõva ujumisspetsialist, et seda nagu täpselt vaagida. Ei, kõik on õige. Saame näha. Kui nad täidavad üldse olümpianorm, nüüd enam ei ole, muidu oleks, kuna meil Eneli Veifimol on olümpianorm täis, siis üks Eesti meesujuja oleks saanud rahvaste sõpruse kohaga, ehk siis ja nüüd palun täitke need, aga need normid on pagana karmid tegelikult. Pagana karmid, te peate Eesti rekordid alistama täiesti korralikult. Nii. Punkt. Mis punkt? Mingit punkti pole. Nimelt. 4. päevakorrapunkt.
Portsegadust Balti võrkpalliliiga finaalturniiride ümber. Ma ütlesin, Tsirkil on punkt. Seda küll, sinu kord. Minu kord. Pane Eigo, 3. juba. Saad juba liiga kaua kestnud juba. Jah, et Balti liiga võrkpalliliiga finaalturniiride ümber igasugune möll ja segadus käib, et naised peavad siis poolfinaali mängima keskpäeval ja reedel ja veel ka reedel, kell 12 hakkab mängija, nagu ta ütles, et et mängijad on tööl ju, peavad seal tööd rügama ja publik ei saa tulla ja kõik nii, et jälle naiste diskrimineerimine, ütleme niimoodi, et Aavo Keel, kes on meeste liiga, mis pistmist naistega on, aga okei, see selleks. Nii palju, et tema oli üks osalisi, kes siis pidi seda meeste Final Four korraldaks samal ajal, see on üks üritus. Ja siis selle peale ta ütles, et kuulge, naised nõuavad, et oleks kõik asi professionaalne. Ehk siis professionaalsust nõuavad, aga kas nad ka ise professionaalsust pakuvad, ehk siis mängitakse võrkpalli töö kõrvalt ja see on umbes nii, nagu me Peep Läheksin ka läks. See paralleel nüüd liiga hea, Jaan, ei ole. Ma olen Aavaga sellest ka rääkinud, et ta päris nii seda muidugi, ta väidetavalt ei ütled ka, et ta mõtles seda natuke teistmoodi, see mõte oli teistmoodi, aga sellel ei ole tähtsust. Nii palju on tähtsust, et eks seesama professionaalsuse tõstmine saab käia sammhaaval kuidagimoodi ja komplektina ja kindlasti reedel kell 12 hooaja ühe olulisema mängu paigutamine sellele tasapisi tõusmisele kaasa ei aita. Nõus, et see ongi nagu asja point, et miks nagu üldse nagu sporti tehakse, eriti võistkonnaalasid ja nii-öelda tipptasemel, ütleme, olgem ausad, ikkagi see Balti liiga Eesti mõistes on tipptase, on nad amatöörid või professionaalid, seal ei ole vahet, eks ole, et see on nagu kohalik tipptase, miks seda tehakse, eks ole, mitmed komponendid, üks oluline komponent on see, et pakkuda publikule midagi, pakkuda etendust, pakkuda nagu show'd ja kui sa teed seda tööpäeval kell 12, siis sa ei saa seda pakkuda. Aga kui sul ei ole saali, kuhu panna see mäng, see on hakkab saalide teema, see nagu hakkabki natuke hulluks ajama tegelikult, et mis kuradi värk nendega on, et kuidagi ei saa neid sättida. Äkki ei pea neid siis seda kõike ühte puntrasse kokku panema, neid turniire sellisel moel, nagu need otsustati panna. Ka nõus, et kokkuvõttes need kuupäevad ja need on ju mingi aasta ette saad ju panna, okei, sa ei tea, seal on muidugi see moment. Neid ka muudeti seal veel natuke kohanda. Et sa ei tea, kes võidab põhiturniiri, et tema kodus tehakse. Aga siis kõik klubid võiksid ju panna igaks juhuks oma saali kinni, selleks ajaks. Ja siis kui ei ole saal kinni, siis jääd ilma sellest korraldusõigusest. Ja nii lihtne see ongi. Nii nagu ma saan aru korvpalli karikavõistlustel, kui seal madalama klubi, esiliiga klubi sai näiteks õiguse võõrustada siis mängu meistriliiga klubi vastu, pidi ta siiski mingitele kriteeriumidele vastama. Ei saanud leida Hallik ega Kadrina mängida oma kodusaalis. Et kui nad ei oleks suutnud alternatiiviks leida seda Rakvere halli, siis nad oleks oma sellest kodueelisest ilma jäänud kogu. Täpselt, nii ongi. Aga see ma kirjutasin väikse kommentaari ka täna seda ees ja oli mul siuke rida ka, et okei, et me nüüd naistele pakuti siis või mis pakuti öelda, et vai teie poolfinaali 12, aga sa kujutad ette, et näiteks Tartu Bigbanki ja siis TalTechi meeskond oleks ütelnud, et te panete praegu oma poolfinaali reede kell 12 ja kujutad üldse ette siukest pakkumist. On see nagu realistlik? Ei ole ju. No ei. Et see ongi nagu, see näitabki seda, et ega me seda naiste pallimängude ütleme värki nagu eriti tõsiselt muidugi võeta. Eks siin omad põhjused ka ja ma pean ütlema, et ega naised ise on ka natuke süüdi selles, et see suhtumine selline on, et kuna see värk ongi kõik natuke siuke amatöörlik ja nagu kodukootud, eks ole, ja siis sellepärast nad on taandatud ka võib-olla siukse suhtumises ka tahapoole, et siin on nagu päris palju ära teha nendel klubidel ja sportlastel endil ka, aga sellise variandi pakkumine, see nagu sa Tarmo ütlesid ka, see ei aita neid kuidagi nagu paremaks minna või midagi nagu paremuse poole muuta, et selles suhtes tuleb ikkagi võistlus, kui ta on, et ta võib olla reedel, see, et reedel mängitakse, see on täitsa okei ja see, et keegi kuskil tööl, see on tema enda probleem, eks, kui ta võrkpalli mängida meistriga tasemel, siis tuleb töölt ära see päev, midagi teha ei ole, aga see kellad peab olema ikka nagu mõistlik, et publik jõuaks saali, et see on nagu asja point. Ja Peep, tegelikult ausalt öeldes
ma ei kujutaks ette, et ma üldse julgeks pakkuda naiskondadele niisugust kellaaega ja kõike. Mul oleks piinlik. Mina tõstaks käed üles, võib-olla ütleks, et kuulge, keegi teine teatega, aga mina niisugust asja ei tee. See on veider muidugi. Nii on. Nii, ja siia saatuse lõppu loomulikult tuleb ka nädal Keilas ära kaardistada. Keila jaoks karikanädal lõppes veerandfinaalis ära, aga vähemalt minu arust võib-olla isegi kõige huvitavam areng ei puuduta Keilat, kuigi me jõuame selle punktiga Keila juurde ka omal moel. Ehk siis, nagu ma siin paar saadet tagasi oma suure teooria välja käisin, mismoodi siin kõik märgid viitavad kodusele veerandfinaalseeriale TalTechi ja Keila vahel. Näis, kes seal kodueelise veel selles seerias konkreetselt saab ja see saab kindlasti suur ja vägev veerandfinaal olema. Intriigi täis kahtlemata. Sellele juba ette mõeldes oli minu arust päris huvitav ja märkimisväärne uudis see, kuidas TalTech on värskelt tugevdanud oma ridu siis Itaaliast koju naasva ja siin Eesti koondiseski juba käevalgeks saanud Gregor Kubaga. No pigem eesliinimehega tegemist ka, nii et läheb sinna liini natukene ka, kus TalTechil rohkem muresid on. Nii et küsimus, mis on Keila vastukäik? No Gregor Kuba tuleb ka kindlasti huvitav käik. No ütleme, pigem on ta ikkagi siuke ääremängija 3-4. Jaa, kindlasti. Et päris nüüd korvialune jõud, kuhu võib-olla ma ise oleks mõtted, et TalTech võib-olla midagi rihib, et sinna ta... No ta on siuke agressiivselt lauda mine. Ei, seda küll, ta on pikk poiss, ta on ikkagi... Jõesaarelik natukene võib-olla. Ja võib-olla keha poolest veel võib-olla tänapäeva korvpalluri sarnasem, eks ole, et selles suhtes huvitav ja tahaks näha, et kui ta nüüd... Raske ütelda, mis ta see Itaalia esiliigas nagu välja ei tulnud asjad, et kui ta nüüd tuleb siia Eesti liigasse, et kuidas ta siin kohaneb ja mismoodi see olema hakkab, et seda on kindlasti huvitav vaadata. Meie vastu käik või? No sa ise mainisid siin alles Tartu ja Kalev Cramo teemas, kuidas Tartusse tuli uus mees ja ei ole veel tähtaeg läbi, siin on kuu lõpuni teatavasti aega ikkagi veel liigutusi teha, Peep selle jutu peale juba peidab oma silmad kuskile, nagu tahaks varjata midagi meie eest. No räägi välja, see minust meie saade peaks olema just koht, kus me saame teada nendest asjadest. Muidugi tahaks võtta. Kas Delfi sponsorlus suurendab või? Ei tea, pead Arksi käest küsima. Arksi käest peab küsima, jah, täpselt. Et ei no, jah, ma möönan, et meil oleks tarvis teatud täiendust. Möönan, et olen igaks juhuks vaadanud, uurinud, puurinud, aga praegu mul ei ole midagi ütelda. No... mõni huvitav isegi nimi või huvitav kuju, no ütleme nimi on vale ütelda. Mõni huvitav kuju, nagu on tegelikult isegi võib-olla silmapiiril, aga praegult eelkõige jääb see ikkagi finantsküsimuseks. Kuigi ütleme näiteks korvialused mängijad väga palju, ütleme sobilikus hinnaklassis ei ole liikvel praegu, ja kes saaks nagu sellised meetmed nagu tahaks kohe võtta. Ütleme, kui meil oleks vaja midagi võtta, siis pigem ikkagi ütleme võib-olla korvialust täiendust, aga... Ja jutt käib meil, ütleme, märts, aprill, no 3 kuud ümmarguselt. Ja räägime siis, mis asjast? Circa, ma ei tea, 6000 eurost, 8, 9, 10. No, kui ikkagi tahaks võtta mingigi mängi, oletame siuke, Kümpa. 3000 eurot kuus. No ikka 10 ringi. Ei, rohkem, sealt mõtlesime, et elama panema. Keilas korter, üür pluss kommunaalid on juba 7,5 umbes. Okei, no see on aga 10 000 miinimum, ütleme, kui rääkida mängijast, kellest tõesti näed, et tast võiks nagu kasu. See koht on ju olemas tegelikult, meil nii-öelda see välismaalase litsents on ju ostetud ja seal oli mängija olemas. Aga jah, vaatame siin mõned päevad või nädalapäevad on veel aega. Põnev. Laseme kõlli. Unibetis saad tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii,
naaseme oma ennustusvõistluse juurde. Peep klõbistab siin arvutiekraanidel ja ilmselgelt on käinud siin Tšehhi lauatennise liigat nillimas jälle saate ajal. Pingpongi liigas olime taas tegev ja ütleme nii, et korraks, vaat see on nüüd see, ärge nüüd minu järgi nagu tehke, eks ole, et õnnestus saada võit. Ma panin siin duubelpanuse, kõik läks hästi, õnnestus saada raha ja siis nagu tihti juhtub, näppud hakkas sügelema, et kiiret ja kerget tuli, et paneks ühe veel siin saate ajal, et vaatasin, et on. Ja siis see panusega rääkida nagu riski panus. Pagan see läks nagu ära, et see mäng ka läbi. Ehk siis väga suurt võitu siin kokkuvõttes ei tulnud. 2 eurot tein plussi. No asi seegi. No asi seegi jah, aastas on ju mingi 50 midagi nädalat on ju, kui sa iga nädal 2 plussi, siis oleks 100 eurot. Oleks juba oluliselt tublim sooritus kui eelmisel aastal või enamikel aastatel. Jah, abiks seegi. No, Tarmo, sa tead mu probleemi, eks mul oli, ma tahtsin panna kogu oma raha, eks 300 see on tagantjärgi jutuks heaks. Hea küll, jah. Kuhu? Esa-Pekka Lappi peale, loomulikult. Aga paraku Unibetis ei olnud võimalust sel hetkel, jah. Sel hetkel, jah. No Jaanil muidugi jutuks hea küll. Jaanil muidugi jutuks hea küll. Ei, mis mõttes jutuks see? Tõesta, et ma ei tahtnud panna kogu oma raha. Ja ma loodan nüüd, et Unibet kannab mulle siis, mul oli seal 330 umbes eurot, eks võtku Esa-Pekka Lappi koefitsient, mis oli umbes 6 või 7, eks korrutab läbi ja siis kanku mulle see raha. Kas Urmo või siis Argo peaks Jaanile trahvi tegema? Praegu siin, ütleme, kritiseeri sponsorit meil saates. Tõesti. 1000 eurot. 1000 eurot, jah. Paluks kanda. Võib minu arvele kanda. Ütleme ise. Sealt saaks juba tehniline komisjon. 10-st 1000 saaks kätte. Jaa, see saad tehniline komisjon. Ja määran Jaanile praegu trahv. Ja kui ma veel palju mögisin, siis võtad mult ka litsentsi. Sa ei saa võtta sul töötõendit ära, sa ei saa, see kiibivad ära, see lifti üles enam. Ei, mis see 1000-ga jändad, määra kümpa ikkagi siis juba. Sealt saadki oma legionäri kätte. Vaata, tasa targu, järgmine eksimus on juba 10-kordne. See tuleb, ma ei välista, et see tuleb juba sellest samast saatest täna siin, et see Jaani puhul käib üsna kiiresti. No mina sain plusspoolele vähemalt tagasi ja see panus, millega ma sain, oli siis see sama karikafinaal Tartu ja Kalev Cramo vahel, kus panuse sisu oli see, et Tartu ei kaota rohkem kui 10 punktiga. Mulle tundus see liin ausalt öeldes kuidagi nagu liiga suur, arvestades, et paberil need meeskonnad ei näe nüüd nii erineva võimekusega välja. Kalev Cramo muidugi on soosik. Et esimese omavahelise mängu, mis nad pidasid sel aastal, see oli ju ülitasavägine mäng. Ja üldse, me ei saa rääkida siin, et tegemist on, ma ei tea, Olümpiakos, Panathinaikos või Crvena Zvezda Partisan tüüpi duelliga, aga natukene Kalevi ja Tartu mängude juures ikkagi on sellist aurat ka, et mingu meeskondadel kuidas läheb, aga kui nemad kohtuvad, siis mine tea, mis võib nagu juhtuda ja pigem see mäng nagu tõestas seda, et Tartul oli seal varianti küll, nii et ma olen hea meel, panin tõesti asjatundliku panuse lihtsalt. Jah, lihtsalt olin meie saate toetajast targem sõna otseses mõttes. Koefitsiendi meistrist. Nüüd ma saan juba 5. Trahv. Ja see kritiseeris saate toetaja koefitsiendi meistrit. Ja tegelikult mina olin... Vastupidi, sa ütlesid, sa oled targemdast. No jaa, aga see oli väga hea. Ei räägi musta valgeks. Gert Kullamäe ka ikkagi ju tegelikult kiitis kohtunik. Komisjon minu ühikus otsustab teisiti. Gert Kullamäe ka kiitis kohtunik. Jah, komisjon minu ühikus otsustab teisiti. Ja sinu juttu kuulates mul oli kogu aeg suu ammuli, et mis siis karika finaali peale sai panustada. No nii, nüüd tuli kümpa. Mina sain aru, et... No nüüd korras. Siit saab juba 4000 tsentri juba. On juba olemas nagu. mina arvasin, et see on ainult Tšehhi Pinksiliiga. No nüüd siit tuli veel. Ma saan taha ka tuua. Ei, mul on tunne, et sa varsti saad juba, ma ei tea, Mattias Tassi tood ära juba. Nurger saab vähem siin mängida Cramos, et äkki see õnnestub Cramo meestega kokku leppida veel, et tuleb Keila poiss ka. Jah, nii.
Kirjad. Ja kirjad ja kirjutab siuke mees nagu Mööra Karu Kaspar Rakverest ja kirjutab meile nii, et pühapäeval Tehvasi staadionil Tartu maratoni starti minnes jäi teadustaja jutust kõrva maratonil minevate erinevate elualade tegijatest, mis ta rääkis, eks ole. Selles loetelus kõlas sealhulgas hulga jalgpallureid. Hilisemat protokolli uurides osalesid tõepoolest 6 endist jalgpallikoondisest, seejuures 2 neist lõpetasid esisajas eesotsas Ninamees Piirojaga. Korvpalli austajana küsin, kus on meie spordiala esindajad eestlasi defineerival suurel mõõduvõtul, Tarmo, eestlasi defineerival. Ma ei allu sellele mõjutustegevusele. Kas suusatamine sobib alaspetsiifiliselt paremini jalgpalluritele kui korvpalluritele? Ehk oskab Peep sellele vaadet anda. Ja siin üks lihtne vaade on see, et kui Kossu kogu aeg praegu käib, siis Kossu meid ei saa tulla sõitma sinna. No võisid ka olla siis nagu minevikumehed. No ma vaatasin kiiresti, guugeldasin esimene nimi, mis mul meelde tuli Kossu meestest, kes oleks võinud Tartu maratonil olla käinud. Valmo, no üldse ükskõik mis maraton. Valmo Kriisa 2019 on täitsa olemas arhiivis näiteks. No kõik, kes defineerivad ennast eestlasena, on ju käinud seal välja arvatud. Need, kes defineerivad ennast eestlasena. Nii, aga tegelikult muidugi ütleme niimoodi, et jalgpalluritel on märgatavalt kergem ja lihtsam seda Tartu maratoni läbida, sest no see ongi juba niisugune ala, et mis nõuab jalgpall, et sul nõuab ikka pikka võhma ja tegelikult no niisugust füüsilist vastupidavist ka, ja kui me piiravat vaatame. No tegelikult, ei no sa ei saa ütelda, et Koss ei nõua vastupidavist, et tegelikult ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks endised korvpallurid ei võiks suusamaratonil osaleda. No küllap neid seal oli ka, kui ma hakkan tuntud rahvasportlastele mõtlema veel, kes ka suusatavad. No Anti Kalle näiteks. Ma ei välista, et ta oli stardis, palun väga, 3 tundi 51 minutit. Ja kui päris hea aeg on. Või näiteks ka ju vana kossumees, nüüd Eesti üks kõvemaid turundusmehi, Karl Multer näiteks. Oli ju sõitis seal ju... Rotast ka hirmus distantsi. Nii et ei saa siin midagi. Ei saa nii ütelda, kossumehed on ikka ka kõvad. Ma midagi ütelda. Nii ja kui tõesti saade on pikk, siis võtame ühe kirja veel ja võtame teadlase Priidiku. Kuna tema on meil legendaarne kirjasaatja, tema pääseb siis seekord ka. Kail Piho siiski ka, ma arvan, vääriks tribüünile pääsemist. See Kail Piho, ma pole seda praegu välja. Mul on see peas isegi, et ta juhtis väga... Mul ei ole seda ees, aga mõte oli siis selles, et me rääkisime eelmises saates sellest Kristjan Ilvese Otepää MK-etapi siis laupäevasest sõidust ja sellest lõpueitlusest selle, siis saatis ta selle ühe nii-öelda kuvatõmmise siis sellest hetkest, kus mindi sellesse viimasesse nii-öelda laskumise nukki enne seda viimast kurvi ja kirjeldas siis minu arust väga huvitavalt ära, kuidas see oli see hetk, kus Kristjan läks siis nii-öelda laskumisasendisse varem kui Lamparter ja Riiber, kes andsid veel mõned tõuked seal ja see oli see hetk, millega nad siis libisesid, tegid selle vahe sisse, miks Kristjanil ei õnnestunud võtta tuulde ja saada finišisirgeks paremat positsiooni. Loomulikult tuli sealt palju kiitust Kristjanile ka kogu esituste eest, et mitte kriitikana, aga lihtsalt sellise tehnilise nüansina oli väga põnev ja nii pädevalt inimeselt äge tagasiside. Ja tegelikult ta peaks rohkem niukese nüansse kas või meile tooma. See oli väga huvitav, ma tükk aega uurisin seda asja. Ja midagi ei ole teha. Sa oled aastakümneid kajastanud seda kaevavõistlust, vaadanud kõik nii ja niukest väikest nüanssi tõesti, mis võis olla oluline. Vaat ei näe. No sinu pool oleks palju tahtunud. Sa nägid siis? Muidugi nägin. Selle eest võiks Peebule ka mingi trahvi väänata juba. Jaani kritiseeris. Jaa, täpselt. Jaani peab kritiseerima. Jaani kritiseerimise eest. See on saatse stsenaariumi üks põhiosas. 40 000. Kõik see raha, mis sa kogusid siin praegu. Vastupidi. See saade on populaarne selle pärast, et me kiusame Jaani. Ei, aga siis teeme niimoodi, okei, aga siis, kui mõni saade ei kiusa, ja võt siis maksad trappi. Nii, aga teadlane Priidik, siis võtame selle kirja ka ja jutt läheb tagasi korraks laskesuusatamise peale. Vaadates Indrek Tobrelutsu Eesti koondise ühe treeneri nimetatud Tiiru kommentaaride tonaalsust pühapäevase sõidu ajal, siis tekkis küsimus, kas Tobreluts on arvestades Toominga eripärasi tema jaoks ikkagi see õige treener. Küsimus võimendab veelgi enam Tomingat Isklav, mis on üheselt treeneri süü. Loomulikult on see lõpuks sportlase enda otsus ja pagan nüüd mingi asi siia ette, nii. Enda otsus ja Tominga edenemine mõne teise treeneri käe all on oleks-poleks küsimus, kuid millise mulje on jätnud nende koostöö saate juhtidele.
ja mina ütlen nii, et minu arust see on nagu rusikas silmaauku, nagu on see Dobrelutsu ja Tominga koostöö, ehk siis sobib väga hästi, mõlemad on sellised natuke, kuidas ma ütlen, nagu teistsugused või no ütleme nende see mõttemaailm ja see kuidagi see tegutsemine spordis on natuke teistsugune või mitte tavapärane ja sellepärast nad sobivad minu arust väga hästi. See idee sobib neil omavahel väga hästi kokku, kuidas nad selle hooaega üles ehitavad, treeningud üles ehitavad, ettevalmistus, kõik need asju ja ma arvan, et Dobreluts on üks siuke mees, keda Tomingas reaalselt ka usaldab, et ma arvan, et tema usaldust võita treeneril on päris keeruline. No ma ütlen kiirelt see vahele, et ma nägin neid, kui oli see Tallinna kergejõustiku GP, kui nad mõlemad läksid miili jooksule ja siis nad olid koos, tähendab, see oli näha, et nende vahel on selles mõttes väga hea klapp ja kui Tuulit küsisin, et miks siia tulid, kõik ütlesid, no näed, et ütles, et kuule, läheb oma rekordit parandama, et tule saa ka ja kõik niimoodi, et neil ongi, tähendab, ütleme nii, Dobreluts suudab oma ideid väga kiiresti ja hästi maha müüa Tuuli Toomingale, kes läheb sellega kaasa. See on üks punkt. Teine punkt on see, lugege väga head Ats Kuldkepi intervjuud Tuuli Toomingaga. Lugege, kui keerulise sportlasega on tegu ja näidake mulle seda treenerit, kes suudab niisuguse sportlase nii-öelda vaimu virga hoida ja veel ka korralikult suusatama treenima panna. No tänu nendele ERR-i ülekannetele, et me ju näeme reaalajas, kui keeruline see kohati on, et Tuuli Toomingas ei varja oma sellist emotsioonide üles-alla käimist ja kuidagi moodi ka Eesti rahva ja kaamerate ja mikrofonide ees. Ja siis teiselt poolt ka Indrek Dobrelutsu, kes siin MM-i ajal on korduvalt natuke lahti ka seletanud seda ja näidanud ilmekalt, et just temasugune rahu on see, mida on siis vaja, et natukene nii siis, kui läheb nii-öelda liiga mustaks, aidata hoida joone peal ja teha selgeks, et asjad ei ole nii mustad ja võib-olla vastupidi ka, et kui läheb liiga kuskil, ka vastupidises äärmuses tuleb vahepeal tuua, siis ma ei tea, kas Tuulit konkreetselt, aga üldjoontes sportlasi tasub tuua nagu allapoole, et Indrek Dobreluts tüpaažilt olen kunagi ajakirjanikuna ikkagi üsna palju ka suhelnud temaga, ma arvan, on täpselt selline rahulik Eesti mees, kes on võimeline, ütleme siis svammina enda sisse, ma arvan, natukene nagu absorbeerima kogu seda emotsioonide paletti. Just. Nii, aga sellega paneme saate lõpuks punkti, nüüd sai ajalugu tehtud ja kuulake meid järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.